Tere! Mis mind ajendas tegema seda videot, aga just see grupp, riigikaitse tsensuurita, kus administraator on üles pannud, et uudise putinistidest, Aivo Peterson ja siis tema kompanjon siin, ja mulle siin möödunud nädal või millal jäi mulle ette ka teised nende videod venekeelsed, kust figureeris veel üks nende kompanjon, kes üritab rahvast petta, endine keskerakondlane ja nüüd värvi vahetanud sihukese kirjava nimega nagu põliseestlaste mingi erakond, rahvaerakond. Vot sihukeste kirjavate nimedega nagu needki kaks propagandisti, mingi koos, vmeste, siin jah, komposteerivad siin inimeste ajusid ja siis lisasin siia ka omapoolse võtte lisaks veel üks Kremli eestlane Harri Raudvere, kus tuli kohe tuli vot selline sõimukiri sellelt seltsimehelt, et Ain, kas sa arulooge inimene said üldse aru, millest ma selles saates rääkisin? Ta oli seal sihukeste Kremli pasunatega koos nagu Johan Backman Soomest ja siis seesama seljaga siin Aivo Petersoni kompanjon, ma ei mäleta ta nime ja parem ongi mitte mainida. Но вот что касается Эстонии, можно так сказать, на свое время, когда Эстония стала независимым государством, тогда у нас был вот такой общий политический принцип, что Эстония должен быть и может быть как мостом Востоком и Западом, что все потоки должны быть идти через Эстонию и так далее, и Эстония будет жить хорошо и счастливо, как Финляндия. И вот как я знаю последние исследования, как-то проводили в Финляндии, сказали, что финские люди самые счастливые люди в мире. И поэтому я даже хорошо не понимаю, что им мешает быть дальше счастливыми. Потому что я вижу и знаю, если есть сотрудничество, если есть мир, если есть уважение друг друга, это идет пользу и благо на всех народов, что я думаю, что так и должно быть. И мое мнение, я уже давно, в принципе, соблюдаю все политики, все процессы, которые здесь в Эстонии, в России, в Украине, и я 100% уверен, что, например, для Эстонии и для Финляндии нейтралитет самый лучший вариант в общем. И здесь, чтобы, как сказать, словами этого человека, которого этого имя мы не должны называть, давайте жить дружно. А вот что я хотел еще говорить так, что, например, вы тоже говорили Тартусский мир, договор мира. Я думаю, что даже многие эстонцы даже не читали этого договора, потому что там очень четко определено, что этот мир существует. Так? Но еще скажу, что этот мир для эстонцев очень важен. Очень многие эстонцы все время нажимают на эту кнопку, говорят, что вот Тартусский мир, это очень важно. Мы согласны, это очень важный документ в Эстонии. Но там вот есть такой пункт, что на территории Эстонии не должно быть вражеские войска против России, потому что это там в договоре четко и было фиксировано. Okei. Jälle Harkene siin paneb siin, ma ei tea, mingit kägu, ei teagi, kuidas seda nimetada. Vot avasin siis ka huvi pärast selle rahulepingu, vot vaatame, mis sa siis kirjutab, et mina ei leidnud sealt sellist sõnastust, nagu tema ütleb, et Eestis ei peaks olema Venemaa vaenulikke mingeid vägesid kuskil. Okei, vaatame. Nii, see on arhiivist 9. lehekülg.
sellest rahulepingust, mis meil on siin. Ja on kõige esimene leht, võtame teise lehe, rahuleping Eesti ja Venemaa vahel. Nii, ja meil olime siuksel lehel nagu, mis seal 7. oli, ei mäleta enam. Siin räägitakse piiridest. Siis 6 on venekeelne, see sama tekst, 7. Räägitakse veel piiridest. Eesti riik kohustub mitte mingisuguseid sõjavägesid pidama neutraalsel maaribal. Ühesõnaga räägitakse mingist neutraalsest maaribast ainult. Nii et jällegi valetab Harri, et me ei või omada, liitlastest juttu ei ole siin ka kuskil mitte midagi, ja ka Vene vaenulikest ei ole juttu. Jutt käib maaribast, neutraalsest maaribast. Ühesõnaga piiritsoon. Piiritsoonis võivad olla ainult, nagu siin on kirjutatud, piirivalvurid. Seega Harri jälle valetab. Siin on teile arhiivist kõigile saadaval. Avage siuke leht nagu ra.ee saaga ja leiate sealt Eesti-Vene rahuleping, originaal. Nii et Harri, Harri, oleks huvitav tõesti, kui sa tooksid mulle selle punkti, millest sina räägid. Mina siin sellist punkti ei näe. Me võime edasi minna otsida. Okei, siin on 8. leht, täpselt see sama, aga vene keeles. Siin on siis 9. leht. Siin on jutt nendest neutraalribadest, zoonidest, kus ei saa pidada sõjavägesid. Ainult jutt käib neutraalribadest, neutraalzoonist. Harri oskab hästi valetada. Et tahab hirmsasti, et me oleksime neutraalsed, aga neutraalseks olemine tähendab ju loomulikult siis seda, et tuleb venelane, meil ei ole liitlased, tuleb venelane, vallutab selle maa ära ja jälle oleme liidetud okupandiga, venelasega ja keegi ei tule ütlema, et te olete neutraalsed, meil täiesti savi teitega. Vot nii, siuksed on lood. Kõiki neid Kremli propagandiste ja teha neile siin mingit reklaami. Ja siis, mis siin edasi? Kas Kreml on selles süüdi, et soomlased tunnistati maailma õnnelikumaks inimesteks? Ei, sa siin üritad kallutada kavalalt Kreml. Kas soomlased panid tähele sellest, et neid õnnelikke soomlasi ähvardab see Kreml? Ja kui sa siis selles videos, kohe mida ma nüüd näitan, mille ma ka siia alla viskasin, soovitan kõigil vaadata, Harri Raudvere kõneleb olukorrast Ukrainas ja selle tagamaadest, mis oli äärmiselt, kuidas nüüd öelda, siuke Kremli propagandat täis ja see on enne seda viimast, ütleme nii, enne 24. veebruarit, kui Venemaa tungis avalikult sõjaga Ukraina, mida ta siiamaani väidab, et see ei ole sõda, see on sõjaline erioperatsioon. Valelik nagu Kreml ikka on ka Harri. Ja Harri, me ju teame, et nüüd Soome astus ka sammu, et nemad tahavad saada ka NATO liikmeks. Ja mida Harri muidugi valetab, et NATO toob oma baasid igale poole. Ei, see ei ole nii, et NATO toob. NATO ei too eikä saa tuua oma baase, kui me ei taha neid. Et võtame näiteks Eesti.
nüüd peale seda Krimmi okupatsiooni, mida Eestis tehti, me ütlesime ei, me tahame, et NATO baasid ei oleks või mitte, no ütleme meie liitlased, nende hulgas ei ole ju ainult ameeriklased, meil on siin olnud inglasi, prantslasi, ungarlasi, keda sa kiidad hirmsasti ja kõiki muid on meil siin olnud, meie liitlased on olnud just nimelt siin, kuna me ju saame normaalselt aru, et ei ole mingit pointi istuda kuskil keset Euroopat, kus näiteks seda Saksamaad ei ähvarda keegi. Ükski riik, mis on Saksamaa ümber, ei ähvarda Saksamaa julgeolekut. Ja seega, kus nad peavad seisma? Nad peavad seisma muidugi meie idapiiri peal, kuna oht on ainult sealt. Ja siis ma soovitan vaadata seda propagandasaadet, see on siin venekeelne, ja see on siin siis eestikeelne välgatused ja siis vaatame, millest siis Harri seal räägib ja see on äärmiselt täis Kremli propaganda. Täna on stuudios külas ettevõtja Harri Raudvere. Tere tulemast, Harri! Tere! Äsja ilmus Objektiivis sinu väga huvitav artikkel nimega Tuleb siis sõda või ei tule? Jutt arusaadavalt Ukrainast. Tee lühikene kokkuvõte, millele sa oma artiklis osundasid? Asi ongi selles, et ega ma nüüd päris Ukrainalegi ei keskendunud. Ma üritasin lahti mõtestada või lahti kirjutada kogu seda probleemistikku, mis üldse selle teema ümber valitseb. Ja võib-olla enne kui me hakkaksime seda teemat käsitlema, siis ma peaksin sulle kohe ilusasti ära ütlema, et mina ei ole ei putinist, ei Kremli-meelne. Mina olen omast arust täiesti normaalne Eesti mees. Ja mina ei taha näha siin oma kodumaa pinnal ei Ameerika vägesid, ei Vene vägesid. Ma tahaks ja olen kogu aeg tahtnud, et me siin ise saaksime nagu oma jõududega ja oma mõistusega hakkama. No otsustage nüüd, on siis Harri Kremli-meelne või ei ole Kremli-meelne, et ja jutt on pikk siin 43 minutit ja ma arvan, et see minu kommentaaridega loomulikult venib veel pikemaks ja otsustage nüüd, kuulake edasi. No võtta ka see selleks. See suur probleemistik, mis täna tegelikult meid kõiki nagu hõlmab ja meie meeli üles kruvib ja kütab, on saanud tegelikult alguse väga tükk aega tagasi. Võiksime öelda, et lausa Nõukogude Liidu sellest suurest oktoobrirevolutsioonist alates, et see kaja peegeldub täna ka meie inimeste teadvustes, meie meeltes ja me püüame või üritame ise ennast petta, tuues nüüd need sündmused, mis tollal nüüd nagu maailmareenile tulid, et need mõjutaksid meid ka tulevikus edasi. Esiteks sellest, et vaatame juba, mis juhtus. Juhtus nimelt see, et Tsaari Venemaa oli ikkagi väga suur ja võimas riik enne oktoobrerevolutsiooni, enne esimest maailmasõda. Kõige ehtsam näide on see, et kuna ta ei olnud tööstusriik, et kuna ta oli agraarriik, siis selle Venemaa viljaeksport oli niivõrd suur, mis saavutati alles Nõukogude Liidu ajal tunduvalt hiljem, siis kui oli juba mingi praktiliselt uudismaale, saadi siis see tase kätte. See oli nagu üks pool. Tulid ju bolševikud võimule. Alguses ei pööranud ju neile keegi tähelepanu. Ja aga mida nad siis edendasid või mida nad siis esindasid? Nad esindasid teatud ideoloogiat. Ja võimule tulid nad ju väidetavalt saksa rahvadega ja suurte loosungitega esimese maailmasõja päevil anname maad, anname rahu, anname leiba inimestele. Ja see oli see, mis väga paljusid inimesi tollal köitis. Aga nii kui nad ju võimule tulid, siis järgmine loosung oli praktiliselt, et kogu võim nõukogudele. Ja peale seda, kui olid need niimoodi, et võimud nõukogudele üle läinud, hakkas toimuma praktiliselt punane terror. Punane terror oli ju meeletu, sellepärast, et isegi 1918. aastal ma olen väga põhjalikult omal ajal pidanud koolides õppima Nõukogude Liidu ajalugu ja kompartei ajalugu selles mõistes. Ja juba 18. aastal ju Vladimir Iljitš Lenin oma ringkirjas ju kirjutas, et ühesõnaga tapke rikkaid, hävitage, tulistage, tekitage tohutut hirmu, tekitage paanikat ja hirm oli praktiliselt see, millega nad võtsid Venemaal võimu. Kõik on jutt ilus ja ma loodan, et saate aru ka, et kogu seda juttu, mida ta siin nüüd veel rääkima hakkab, et ka seda usuks ja siin kommunistidest ja kuidas nad verega võimule tulid, kõik on ju õige ja ilus. Aga see ongi point,
et räägi tõtt ja topi sinna sisse ka oma vale, et hakataks ka seda vale uskuma. Nii et see jutt alguses tundub võib-olla jah igav, kuna jah, muliseb siin, ütleme seda Leninist ja milline paha ta oli ja siis läheb aga järjest huvitavamaks. Kuulame. Tühjade lubadustega, sellepärast et maad alguses anti, siis ju võeti see maa põhimõtteliselt tagasi, läks ju kollektiviseerimiseks, siis tuli uus majanduspoliitika NEP, siis oli vaja need Lepmanid, kes olid juba selles uues majanduspoliitikas saanud, sest riik oli sellises kaoses, tuli anda kuskilt järgi, tuli vaja ju tekitada inimestel tunne, et nad saavad majandada, nad saavad rikkaks ja manipuleeriti või mängiti nendele samadele inimeste soovidele saada ise oma eluga hakkama. No siis võeti kätte, kuulutati järgmisena välja kulakluse likvideerimine ja kulakluse likvideerimise lained jõudsid siis tollal ju ka Eestisse, sest mis see küüditamised ja kõik muud olid, see oli võitlus otseselt klassivaenlasega ja kõige suurem kannataja tegelikult kogu selles hulluses või õuduses, mida põhjustas seesama kommunistlik või sotsialistlik, ütleme kommunistlik ideoloogia, oli Vene enda rahvas. Sellepärast, et süüdistada täna Vene rahvast ja öelda, et Vene rahvas on jälle venelane tuleb, no vot see on ääretult lühinägelik või kitsarinnaliselt tõlgendatud, sellepärast, et tänasel Venemaal seda mõistet, kus stalinism põhimõtteliselt ei eksisteeri ja väga valusalt sai Vene rahvas pihta, nii nagu ma ütlesin, ja ääretult palju kaotasid ka ju kõik teised riigid, ka Eesti. Mis siis Eestis ju juhtus? Eestis hävitati ära praktiliselt ju intelligents, hävitati ära kõrgem sõjavägi, poliitikud, haritlased, tõmmati ju sellele kõigele vesi peale, järgi jäi ainult need inimesed, kes olid kuulekad, orjameelsed ja kes võtsid selle ideoloogilise mudeli omaks, mis tugines või baseerus ikkagi täielikult hirmule. No, nagu näha, Harri on kõik selle väga hästi omaks võtnud ja no jah, jutt läheb järjest aga huvitavamaks. Ja see on nüüd üks väga selline tõsine näide, sellepärast, et ma mäletan ju isegi ise veel omast ajast, kui ma olin noor, kas või ülikooli astumisel, tõmmati ju või pandi paika, olid olemas ankeedis sinu sotsiaalne päritolu. Kas sa pärinesid siis töölisklassi hulgast, kui sinu vanemad olid töölised, kas nad olid siis talupojad, mis oli muidugi täitsa klassi madalam, ja kõige madalamaks hinnati intelligentsetest perekonnast või intelligentsi perekonnast pärit noori. Nendel olid kõige keerulisemad ja raskemad võimalused üldse ülikooli pääseda. No, ma arvan, et Harri oli siis jah vaesest sauniku perest, et sai õnnelikult korraliku nõukogude hariduse. Ma ütlen ausalt ja esimene kord, kui ma seda video kuulasin, ma ei suutnud seda üle 12 minuti kuulata. Ja täna võtsin siis kätte, kuna eile ja siis Harri kukkus mind sõimama seal Facebooki lehel ja sealt aga kohe minema visati, oldi imestunud, et kuidas Kremli pasun üldse sellesse gruppi on sattunud ja sealt ta kadus nagu ja sealt, kus ta tuli, sinna ta ka kadus. Ja vaatame, ma ei tea, nüüd on ligi 6 minutit seda video on kestnud siin ja ma räägin, et kohe läheb huvitavamaks, et algul siin kurdab küll igasugust no laseme edasi. Ja vaata, see näitas ju veel, milliste rahvamassidega üritas see sama ideoloogia manipuleerida ja kuhu ta siis lõpuks nagu välja jõudis. Ja vaat meie inimestes on täna see mälestus sellest stalinistlikust, sotsialistlikust ühiskonnakorrast väga sügavalt sees ja see on ka põhjustatud, hirmu on põhjustanud hirmu ja ka suhtumise ja käitumise. Ja ütlen, et ise olen ma käinud piisavalt palju Venemaal ja olen käinud ka väga palju ringi ja ma olen püüdnud lahtiste silmadega alati nüüd vaadata ja hinnata killukest haaval iseenda jaoks sellist mosaiiki kokku panna ja see, mis nüüd nagu täna maailmas sünnib ja mida siis nagu üritatakse, siis väga ilusasti on öeldud, et iga sajandi algus on Euroopas mingisugune tõsine mading olnud. Nii, läheb lahti. Sissejuhatus on tehtud ja nüüd vist minnakse siis Euroopa kallale. Hakkame kuulama siis. Ma kujutan ette, et nüüd on see punkt, nüüd on see moment, kus asi läheb huvitavamaks. Ja teine maailmasõda ja nüüd üritatakse jälle põhimõtteliselt tekitada Euroopas relvakonflikti ja ütleme... Eli ühesõnaga Euroopas tahetakse tekitada relvakonflikti. Ühesõnaga paha Euroopa läheb edasi, läheb huvitavamaks. Päris ausalt, et venelane on viimane, kes seda soovib, sellepärast, et vene rahvus või venelased või nende ajalooline mälu mäletab väga hästi, mis tähendab tegelikult sõda. Kas tõesti? Ütlen veel kord. Video on tehtud 9 kuud tagasi, just natukene enne seda niinimetatud venelaste sõjalist operatsiooni. Ja
kui ju Venemaad Saksamaa poolt rünnati, siis oli ju Saksamaa eesmärgiks hävitada ära Vene inimesed, sest Siin ta jälle valetab, kuulame ja ma ütlen, mida ta valetas. Vene inimeste jaoks oli see ju tegelikult sõna otseses mõttes Isamaa sõda tollel ajal ja nad Nii, ta väidab, et saklaste eesmärk oli ära hävitada venelased, mis on laus vale ju. Me ju kõik mäletame ja teame, et Saksa poolel võitles kommunistide vastu terve, mis ta nüüd oli, diviis või? Vlassovi armee, kus oli mingi oma, kui ma nüüd ei eksi, pikalt üle 1 miljoni või üle 2 miljoni venelase. Seega nad ei võitlenud ju mitte venelaste, vaid kui süsteemi, kui kommunistide vastu. Siin Arri hakkas kohe valetama. Me ei jõudnudki, jah, sissejuhatus oli jah siin 6 minutit, jõudsime minuti kuulata, kui hakkasid valed tulema. Nad võitlesid oma eksistentsi eest. Mitte ükski teine Euroopa rahvas ei pidanud sellist võitlust või tähendab, ei pidanud sellist pidama, sest mitte kedagi ei üritatud niimoodi ära hävitada kui Venemaalt pärit inimesi. Kui me õieti mäletame, ja Hitler oli ainult 2 rahvust, keda ta hävitas ja süstemaatiliselt need olid mustlased ja juudid, keda Hitler vihkas. Aga venelaste probleem on see, tähendab mitte just venelaste, aga ütleme Venemaa, nii Stalini, nii Lenini, kui ka praeguse Butleri probleem on see, nad vihkavad kõiki rahvused peale venelase ja nad teevad kõik, et need rahvused, nad küll teevad suuri sõnu, väidavad, et neil on mitmerahvuslik riik, aga miks nad ei õpeta siis nendele rahvustele omas keeles koolis? Nad teavad kõik, et need siis mitmerahvusline riik, et seal kunstlikult oleks ainult kõik venelased. See on kõik nagu tekitanud ka sealpoolse suhtumise praegusesse Euroopasse. Ja ka see on ka see ajaloo taak. Aga tuleb välja, et ega tegelikult venelastel ei olnud päris vale ja nagu nad ka täna ütlevad, et Saksamaa ei peaks meid kunagi ähvardama ja ta peaks meeles pidama kõike seda, nad peaksid teadma, et meiega ei ole mõtet sõda alustada ega sõdima hakata. No võt, ja siis, ja kui ma vaatan seda üleüldist propagandat, sõna otseses mõttes seda propagandat, mis siis tuleb lääne poolt, siis on see tegelikult ääretult primitiivne ja see ongi suunatud sellistele inimestele, kes ise ei suuda mõelda, kes ei tea, kes reageerivad nendele tunnussõnadele, et venelane, kui juba venelane tuleb, siis vaadake, mis venelane teinud on. Venelane ei teinud, tegi seesama ideoloogia, seesama, mis pandi Saksa rahvade peal püsti, mida oli vaja jah, see on jälle siuke mull, bla, 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 et venelane ei teinud ja tegi see ideoloogia. Täpselt samamoodi, nagu nüüd üritatakse väita, et vene rahvas ei ole süüdi, et Putin on süüdi, et rünnati sõjaga Ukrainat. Aga mul on küsimus, kas relv käes on praegust Putinil või sellel rahval seal? Ei. Siiski see rahvas läks ja see rahvas toetab praegust Putinit ja tapab just nimelt see rahvas. Läks tapma ukrainlasi kui rahvust. Kuulame edasi. Et Venemaa, et lõppkokkuvõttes saada kätte Venemaa ressurss, Venemaa tooraine ja jälle niisugune äärmiselt rumala inimese jutt, et kätte saada Venemaa ressurss, Venemaa tooraine. Kui selline riik nagu Venemaa, mis meil kõrval on, öelge mulle ausalt, mida toodab see Venemaa siis tõesti sellist kaupa või toodet, et sa lähed poodi ja küsid, et müüge mul see on tehtud Venemaal. Ütlen ausalt, mitte midagi.
nad oskavad ainult kaevata ja pumbata ja müüa seda toorainet, aga sellest toorainest teha nad ei oska mitte midagi. Ja seega, kui nad on lihtsalt eksportiv riik, kes muidu elus lihtsalt ei püsigi, neil ei jää muud üle kui ainult müüa. Seega ei ole vaja rünnata kellelgi Venemaad, kuna nad ise müüvad oma toorainet ja ressursse. See on lihtsalt arvipropaganda jälle. Teha Venemaa arvelt oma elanikele elamisruumi, näiteks nagu sakslane omal ajal ju välja käis. Aga ega see mentaliteet ei ole kadunud. No ma alles siin hiljuti lugesin, et Donbassis suured kaevandused, mis olid, kuulasid omal ajal inglastele. Nii et ma üldse imestan ükspärast Inglismaa on väga huvitatud sellest, et sinna jälle küüni tahaskaks ajada. Nii et võt ja nähes ja kuuldes seda kõike, ma mõtlesin, et peaks nagu lihtlabaselt kirjutama lahti või valgustama või panema nagu selle loogilise rea põhimõtteliselt paika, et milles siis nagu venelast süüdistatakse või nagu tüüpiline on nii nagu ma ka kirjutasin, need samad Minski kokkulepped, eks, milles siis lepiti ju rahulikult kokku, kuidas käitutakse, kuigi venelasel ei ole nende kokkulepetega mitte mingisugust põhimõtteliselt probleemi, seal on ju selgelt fikseeritud, et tänane Ukraina olukord, sõda Donetski rahvavabariigi ja Luganski rahvavabariigi vahel on nende enda siseprobleem. See on kodusõda ja nad peavad istuma laua taha ja rääkima põhimõtteliselt asjad paika. Nii, võtame Minski lepped, mida ta väidab, et ei ole venelase probleem. Siin ta jälle valetab. Siin selles väikses lõigus oli kohe mitu valet. Väidab mingitest Donetski ja Luganski rahvavabariikidest, mida ei ole olemas. Keegi maailmas, isegi Venemaa ei tunnistanud sel hetkel, kui see video oli tehtud, isegi Venemaa ei tunnistanud, et sellised rahvavabariigid on olemas. Ja kui me võtame need Minski siis kokkulepped, kelle allkirjad on Minski kokkulepetel, seal ei ole mingit allkirju nendest separatistidest, nendest niinimetatud fake riikidest, mingit kellegi allkirja ei ole seal. Seal on allkirjad 2 riigi ja 1 rahvusvahelise organisatsiooni allkirjad. Seega see organisatsioon ei saa olla siis üks sõjapooltest, üks vaenupooltest. See oli, ütleme, vahendaja, lepitaja ja allkirjad on seal Venemaa allkiri ja Ukraina allkiri. Seega, kes on süüdi selles sõjas? Loomulikult Venemaa. Seal oli, võtame seal need isehakanud vabariikide juhtumärkides juhid, Kirkinid ja kes seal nüüd kõik olid erinevad. Mis kodakondsusega need mehed olid? Tuletage mulle meelde. Muidugi. Venemaa kodakondsusega. Seega need olid kõik okupeeritud territooriumid. Ja kui venelastel on põhiline propaganda see, et 8 aastat te olete pommitanud Luganskit ja Donetskit. Aga 8 aastat oli ka Venemaa vastu, kui me nüüd ei eksi, 11 korda, kui taheti ÜROs saata rahuvalveväed sinna, et lõpetada see sõda. Ja Venemaa oli kõik need korrad vastu. Ja kolmas, et kui me räägime mingitest vabariikidest või rahvavabariikidest, ei ole vahet. Mäletate, kui me saime taas iseseisvaks, siis mis oli esimene asi, mida me tegime? Kõige võimalikult kiiresti me vahetasime okupandi raha välja, rubla, ja tegime oma raha, krooni. Täpselt samamoodi ka tehti esimese Eesti Vabariigi ajal, tehti võimalikult kiiresti oma raha. Seega nemad oma raha ei teinud, seega nende point ei olnudki teha mingit oma rahvavabariiki. Point oli läbi selle saada Venemaa osaks, ühesõnaga läbi selle okupeerida tükk Venemaast ja liita see Venemaaga. Selles oli point.
sest et see ei ole ju kellelegi saladus ja me teame kõike sellest, ka ei tavatseta üldse praegu rääkida, et Ukrainas pandi toime ju relvastatud riigi, konstitutsioonivastane riigipööre, mis põhimõtteliselt ajas selle piirkonna inimesed, ütleme niimoodi piltlikult, kaevurid maalt välja ja ütlesid, et nad ei tunnista seda keskvõimu. See on taas jälle vale, mingit relvastatud riigipööret Ukrainas ei olnud. Mäletame seda, et kes jooksis ära? Jooksis ära nende president ja jooksis ära Vene eriteenistuste abil. Vene eriteenistus viis selle vargana, kes valetas oma rahvale, viis minema Ukrainast. Just nimelt see president lubas rahvale, et nad tahavad samamoodi kunagi saada Euroliidu liikmeks. Ja seda ka see president lubas, kuid viimasel hetkel, kui oli vaja otsustada, ütles ei, me hakkame tegema siis ja et hakkame tegema koostööd Venemaaga, mis loomulikult rahvale ei meeldinud, nad läksid protesteerima, mida vägivaldselt mindi laiali ajama, mis tõusiski rahva meeleavalduseks ja seesama Juščenko saatis relvastatud mehed just rahva vastu ja pärast lõpptagajärg oligi see, et see mees jooksis ise riigist minema ja kui me mäletame seda asja, kuidas see siis oli, see mees väidab, et oli riigipööre, aga kõik me ju teame, et kui on riigipööre, siis vahetub valitsus, vahetub parlament, aga seal mitte midagi sihukest ei olnud. Ei vahetunud nende raada, ei vahetunud valitsus. Kuulutati, kuna president oli ära jooksnud, loomulikult oli vaja panna ajutiselt, siis kes täidab presidendi kohustusi, pandi see mees neid kohustusi täitma ja kuulutati, et tulevad uued presidentide valimised, mis muidugi ka tulid ja kõik oli korras. No kuulame neid valesid edasi. Ja mis siis põhimõtteliselt juhtus? Juhtus ju ka see, et Kiievi keskvõim läks sõjaliselt neid ju seal koha peal karistama ja see oli tohutu viga. Analoogiline probleem on ju ka Gruusia küsimus, millest me räägime kogu aeg, et kuidas venelane läks Gruusiasse sisse, aga mitte keegi ei taha öelda, et aga miks ja mis asjaoludel. Ja me teame, mis asjaoludel. Venelane viis sinna separatistide juurde niinimetatud oma rahutuvid, mis oligi eesmärk hõivata need territooriumid Gruusialt. No sellest tavatsetakse põhimõtteliselt üldse vaikida, sest väga hea on süüdistada Venemaad. Ja praegu ongi probleem selles, et seda relvakonflikti kisutakse üles. Venemaa ütleb, et tema mitte mingisugust sõjategevust ei alusta, tema ei lähe oma vennasrahva vastu mitte mingil juhul. Kas tõesti? Tuletan veel kord meelde, see intervjuu oli tehtud just nimelt enne 24. veebruari. Ütlen ausalt, ega ma ka ise ei uskunud, kuigi kõik hoiatasid siis ka ameeriklased, kellel on väga hea ülevaade kosmosest, et venelane korjab sõjatehnikat Ukraina lähedale ja venelane väitis, et ei, need on vaid õppused, ei midagi muud, et ärge keerutage tolmu ülesse. Ja no ise minultki küsisid paljud ukrainlased, et mis ma arvan, et kas venelane ründab. Ütlen ausalt, ma ei uskunud. Ainukene, mida ma arvasin, mida venelane võib teha, et venelane sellega üritab Ukrainat provotseerida, et just nimelt Ukraina teeks vea, et annaks venelasele põhjuse ründamiseks. Õnneks Ukraina seda viga ei teinud ja selle vea tegi venelane siiski ise ja venelane 24. ründas. Ja kõige rohkem, mida ju praegu kardetakse seda sama läänepoolset hüsteeriat, provokatsiooni, et Donetskis või Donbassi vastas,
on grupeeritud suured väekoondised, mis siis ühel hetkel tekitavad mingisuguse provokatsiooni, tõmmates siis Vene regulaarväed ka sellesse sõtta ja mõeldakse, et sellega see asi nagu piirdub. No nüüd ta siin süüdistabki, et Ukraina on süüdi, kui Ukraina üritab oma territooriumi Donbassis ja Luganskis vabastada separatistidest. Jah, see oli ka üks point, mis ma just arvasin, et need separatistid teevad võib-olla seal samamoodi nagu oli 39. aastal Venemaa ja Soome vahel, et oli Mainila tulistamine, millega venelane ründas Soome sisse. Muide, täna on sõja algamine, kui venelane ründas sõjaga Soome ilma sõda kuulutamata. Täpselt samamoodi, nagu ta läks nüüd 24. veebruaril Ukraina. See on nagu ühelt poolt vaadatuna. Aga see on ääretult huvitav olukord praegu, et lihtsalt tuleb istuda, oodata ja vaadata, mis siis edasi saama hakkab, sellepärast, et kui me nüüd toome lauale selle Venemaa, kas me nimetame seda ultimaatumiks või seisukohaks, mille ta saatis siis põhimõtteliselt ju Ameerika Ühendriikidele ja NATO liikmesriikidele, et on ju kokku lepitud ja see on ju ka fikseeritud, et NATO ei laiene endistele Ida-Euroopa maadele ja veel enamgi. Siin ta jälle valetab. Vot siin me hakkame jõudma sellele kohale 12 minutit peaaegu täis, et kus mul see kõrini sellest propagandast ja ma lõpetasin esimene kord, kui seda video vaatasin, lõpetasin vaatamise. Ei ole kuskil midagi fikseeritud. See seltsimees Harri ei suuda mulle tuua ühtegi tõendit, ühtegi dokumenti, kus oleks lubatud, et NATO ei laiene. Ta valetab. See on selge vale. See on Kremli välja mõeldud muinasjutt, mida nad levitavad siin juba üle 10 aasta, kui ma ei eksi, kohe kindlasti. Ja kuigi keegi ei suuda tuua ühtegi dokumenti. Näiteks, ütlen veel kord, ja ma kirjutasin ka selle video alla ka omapoolse sõnumi, et NATO ei ole kunagi esitanud mingit nõudmise või oma kriitikat Venemaa suhtes, kui Venemaal on oma sõjaline liit, kuhu kuuluvad seal Valgevenet ja Armeenia ja kui me ei eksi, Tadžikistanid ja Kasahstan, kes Ukraina läks minu meelest välja sealt juba ammu. Ja me ju ei ole öelnud, et Venemaa, te ei või laieneda, te ei või võtta uusi liikmeid. Täpselt samamoodi nagu NATO on avatud ja siin ka selles videos ja selles venekeelses videos nad valetavad seal kas Soome kohta ja üleüldse, et võtame näiteks nii, et kui nad väidavad, et ja ta, kuidas ta seal ütleski, et see on nagu vale, et NATO uksed on avatud. Mis on valet on? Uksed on avatud, aga igat esimest ettejuhtuvat ei võeta nii lihtsalt muidugi sinna liikmeks. Praegu Soome ja Rootsi liikmeks saamise protsess käib. Kõik NATO liikmed peavad ratifitseerima selle ja andma oma nõusoleku. Peaaegu kõik on andnud välja arvatud Ungari ja Türgi, kuid ma usun, et ka nemad nõustuvad sellega, kuna Soome ja Rootsi ei ole oht, et neid liikmeks võtta ja kuna need riigid ise on avaldanud soovi, kedagi vägisi kuskile ei tõugata, ja teiseks ka veel need niinimetatud hirmsad NATO väed, hirmsad NATO baasid. Meil ei olnud 2014. aastani ühtegi liitlasväelast meie territooriumil. Me ise avaldasime soovi
et liitlased tuleks ka siia lähemale idapiirile, meie territooriumile. Ise ei tule ükski NATO liitlasriigi sõjaväe osa iseenesest ei saa tulla kellegi teise territooriumile. Selleks peab olema selle riigi nõusolek ja nagu me ise avaldasime soovi, et nad siia tuleksid. Nii et kuulame seda vale edasi. Nendele maadele, mis kuulusid omal ajal Nõukogude Liidu koosseisu. Aga nii nagu ütleb Vene president, meid on petetud, meie oleme pidanud kõikidest kokkulepetest kinni, aga nemad on tulnud aga järjest edasi. Ja nüüd see edasitulek ähvardab meie rahvuslikku julgeolekut. Ja võt siin on piir, meil ei ole enam mitte kuhugi taganeda ja nüüd me teeme niimoodi, et kõik need puhvertsoonid on NATO-st ja strateegilistest ründerelvastusest vabad ja me vaatame selle kaardi põhimõtteliselt üle. Ja mina tahan sulle veel öelda, et mina ei ole näiteks isiklikult kuulnud peale ütleme sellist ametlikku seisukohta, et nendes puhverriikides Venemaa tahaks kehtestada oma ideoloogilist ja majanduslikku ülemvõimu. Ta on korduvalt rõhutanud, et jumala eest, te olete, elage iseseisvalt, saage hakkama, meil on oma riigiga nii palju probleeme, meil on kõik hästi, me põhimõtteliselt ei taha oma nina toppida teiste riiki või hakata teisi riike valitsema. Kas tõesti? Väga ilusad väited, et pisar tuleb lausa silma, kui kuulad seda Venemaa kiitmist, kui hea ja sõbralik naaber meil on. No kuulame seda nutulaulu edasi. Et see on see stalinismi rudiment on kadunud ja meil ei ole seda lihtsalt mõtet teha, et võtta endale mingisuguseid täiendavaid kohustusi, kas või näiteks Ukraina näol praegu, et me peaksime hakkama seda laostatud ja hullu maad hakkama üles ehitama, alates majanduslikult, võitlema korruptsiooni vastu, mis iganes, eks. Ta ütles, et me ei näe oma riigi julgeoleku seisukohalt või majanduse edu seisukohalt selles mitte mingisugust väärtust. Nii et need on need pisiasjad, miks ma siis mõtlesin, ma kirjutan selle loo ja tundub, et see on inimestele meeldinud, sest tagasiside uskumatult positiivne, kuigi muidugi ka loomulikult on väga palju neid inimesi, kes pimesi reageerivad ja ütlevad, et see on ju puhas Kremli jutt ja mis me sellest kõigest räägime. No ma ei tea, kui palju sul neid positiivseid sõnumeid sulle saatsid seal. Eks ma arvan, et esimene, kes saatis võib-olla oli just see Aivo Peterson. Eks igal ühel ole omad arusaamised, oma tarkused, oma kogemused ja nii palju kui meid on, nii palju meil on kõigil erinevad arvamused nendest asjadest. Aga vaatame konkreetsemalt. Venemaa väed on ikkagi Ukraina piiride lähedale koondatud, sõjaväeõppused on seal kas käima läinud või lähemal ajal algamas. Et milline on Putini taktika? Mida Putin täpselt üritab saavutada? Putin istub rahulikult ja ootab ja vaatab, mis juhtub. Putin, nagu Putinil oleks vähe territooriumit, et ei võiks teha neid kuskil Uraalide taga oma sõjaväeõppusi. Ei, te olete ju märganud väga hästi, kuidas ta ronib siia meie piiride äärde oma õppused tegema Eesti, Läti, Leedu piiri äärde. Kuidas nüüd ronitakse Ukraina piiri äärde võimu näitama. Ja tema istub rahulikult ja loomulikult istub rahulikult, kui väed on agressiivselt pööratud rahulike ja neid mitte ohustava riigi poole. See ongi ta ütleb, et me ei lähe kuskile sõjaga sisse. Ja nad ei ole isegi niimoodi koondunud oma vägesid, sellepärast, et kui praegu propaganda väidab, et tohutud Vene armeed on ju sinna piiri peale koondatud, aga kui me tõmbame nüüd selle Venemaa sügavusse laiali, siis nende väed ei ole kaugeltki niimoodi piirile koondatud, nagu on teiselt poolt Ukraina väed piirile koondatud. Ja mis te arvate, miks peaks Ukraina väed olema kuskil, ma ei kujuta ette, Poola piiri ääres, kuna Poola ju neid ei ähvarda. Poola ei kavatse rünnata, Poola ei koonda oma vägesid Ukraina piiri äärde ja loomulikult need väed peavad olema Venemaa pool, kuna Venemaa on okupeerinud Krimmi, Venemaa on okupeerinud Luganski, Donetski ja see on ka põhjus, miks on Ukraina väed seal.
nii et päris seda niimoodi võtta ei saa ja loomulikult ühisõppused Valgevenega kõikide nende sündmuste ja selle propaganda baasil, mida siis ju praegu põhimõtteliselt lääne pool välja käib ja ähvardab, siis paratamatult peab ka Venemaa kuidagi sellele reageerima ja miks ütleb näiteks ka Venemaa president on öelnud ilusasti ära, et meie ei ole ju kunagi ähvardanud relvaga kellelegi kallale minna, aga näed, Ukraina on ju lausa mustvalgelt kirja pannud, et me võtame kätte ja relvaga võtame nüüd Krimmi tagasi. Aga kuidas sa teistmoodi saad võtta oma okupeeritud territooriumi agressorid tagasi, kes on vägivaldselt kasutas ära ukrainlaste siis heasüdamlikkust, ukrainlased andsid teil võimaluse oma vägesid pidada nende territooriumil ja te lihtsalt lõite noa selga ukrainlastele. Loomulikult ukrainlastel teist võimalust ei ole ja et saada oma territooriumit tagasi mingil, ma ei kujuta ette, läbirääkimistega venelastega ära näe und. Kuna see on nii agressiivne vaenlane, kelle käest sa mitte midagi niisama lihtsalt tagasi kätte ei saa. Ja ta küsibki siis, et inimesed tulge nüüd mõistusele, et kui nüüd Ukraina astub NATO-sse, siia tuuakse sisse siin hakkas jälle see Kremli propaganda. Kui Ukraina astub NATO-sse, Ukrainal ei olnud vajadust astuda NATO-sse, kuna tuletage meelde Budapesti memorandum, milles seal kirjutati, kui Ukraina sai iseseisvaks riigiks, kui ta eraldus sellest niinimetatud Nõukogude Liidust, siis mida garanteerisid 3 suurriiki, nende seas ka Venemaa. Nad garanteerisid Ukraina terviklikkust ja julgeolekut. Ja nendeks oli Ameerika Ühendriigid, Inglismaa ja Venemaa, kes andsid allkirjad ja mis oli tulemus? Venemaa pühkis tagumikku selle allkirjaga, nagu alati. Venemaa on alati kõiki oma lepinguid rikkunud. Tuletage meelde Tartu rahu, samamoodi venelane pühkis oma tagumikku sellega, kus juures lubas, et nad kunagi ei ründa ega neil ka kunagi ei saa enam olema mingit pretensioone või mingid probleeme meie territooriumide üle ja ärge unustage, Jaanilinn ja Lõuna-Eestis Petseri on veelgi okupeeritud meil. Nii, lähme edasi, kuulame seda jama edasi. Ja siis selle NATO jutu koha pealt veel, et jah, Ukrainal ei olnud mingit vajadust NATO-sse minna, kuna nad olid nii NATO poolt kui Venemaa poolt põhimõtteliselt kaitse all, kuna nad loobusid oma aatomirelvast, tuumapommidest, mille nad loovutasid Venemaale. Ja ainuke, mida Ukraina tahtis tol hetkel, see oli liitumine Euroliiduga, majandusliiduga. Euroliit ei ole midagi muud kui majandusliit, see ei ole sõjaline mingi ühendus. Seega kuulame seda Harri Valet edasi. Strateegilised ründerelvad ja ta võtab kätte ja lähebki Krimmi tagasi võtma, et kas te siis saate aru, mida see tegelikult tähendab, et kas me peaksime hakkama terve NATO-ga sõdima? No kui vaja, siis nad hakkavad, eks, aga küsimus on väga retooriline ja väga sügavamõtteline, et kui sa hakkad sõdima terve NATO-ga, see on 3. maailmasõda ja siis käib kirgärri ja me oleme kõik siit kadunud. No et see kainele mõistusele kutsumine Putini poolt on praegu täiesti adekvaatne. No venelane ise praegust väidab suure suuga, et nemad ei sõdi Ukrainaga, nemad sõdivad just nimelt NATO-ga, kuna seal on NATO relvad. NATO maad on toetanud Ukrainat ja ma loodan, et nii kui Stoltenberg siin alles hiljuti ütles, et NATO toetus jääb ja saab olema Ukrainale, kuni Ukraina võidab. Ja miks Euroopa niimoodi käitub? Käitub ka ju sellepärast, et seal on paanika, ega nad ju ei tea, mida ju tegelikult Putin teha tahab.
nagu Putin teab, mida me teha tahame või mida me oleme valmis tegema. Putin see samamoodi ju jah, võib-olla käibki kompamas, kuna ta ei tea, kas toimib 5. artikkel või ei toimi 5. artikkel. Seega, no see on nendepoolne jah, kogu aeg kompamine ja Venemaa on äärmiselt impeersuse meelne riik ja nad tahavad mitte ainult seal Eestit, Lätit, Leedut ja kõiki muid endise liiduvabariike tagasi hõivata, aga nad ju räägivad ka, et Soome on nende ja Poola on nende ja et kõik, mis kunagi kuulus tsaari Venemaale, seda nad innustavad hõivata ja sellised nad on. Kuulame edasi. Nad lähtuvad iseenda strateegiast, iseenda põhimõtetest, seisukohtadest, aga Putin ütleb lihtsalt, et istume, ootame, vaatame. Kuigi ta on öelnud ka, et kui me ei saa kokkuleppele diplomaatiliselt, siis me lahendame selle küsimuse enda jaoks ära nii või teisiti. Ja... No näete, ühesõnaga selle hordiga ei ole võimalik tegeleda diplomaatiaga ega ka läbirääkimistega rahulikul viisil. See meie segaseks läinud naaber tunnistab ainult jõudu, et kui ta on korralikult saanud vastu lõugu, siis ta kuulab sind, ei, muidu ta ei kuula ja selline on nende poliitika. Ja noh, võib-olla ainult see, kes kogu aeg on bluffinud, arvavad, et Putin bluffib, aga mina isiklikult absoluutselt ei usu, et ta bluffib. Sellepärast, et tema visiit Hiina, kokkulepped Hiina kommunistliku partei esimehega ja sealse seltskonnaga, kes põhimõtteliselt toetavad Venemaa julge. No jah, siin ei tasu nüüd kõike ka jälle võtta puhta kullana, kuna on ka väga palju, kus Hiina on jätnud ikkagi toetamata Venemaa. Et hea küll, et nüüd me näeme, kuidas Hiina autodest saavad Venemaal Moskvitsid, et venelane võtab seda kui mingiks toetuseks. Ei, hiinlane on ka kaval, ta kasutab lihtsalt Venemaad ära. Ja nagu siin üks poliitik rääkis, et on isiklikult näinud hiinlaste kaarte, kus kogu Siber on sama värvi värvitud nagu Hiina ja siis hiinlased väidavadki, et see on ajutiselt Hiina territoorium, mis on Hiinast ära. Nii et me veel näeme ja kuidas võib-olla Hiina üritab ka Sibirisse laieneda, et eks me näeme. Kuulame edasi. Püüdlusi, nii et siin need jõujooned maailmas mängitakse täielikult ringi ja sellist ühe riigi valitsemist, hegemooniat kindlasti enam siin maailmas olema ei saa. See on ka täiesti kindel. Kas võime väita, et kogu tänase olukorra algpõhjus suurel määral peitub suvistes Afganistani sündmustes, kus ameeriklased sealt sisuliselt jalga lasid, venelased, hiinlased, ka Põhja-Korea said selge märguande, et lääne blokk ei ole enam see, mis ta oli 10 aastat tagasi. Ei, see on väga ühekülgne tõlgendus, et kui seda nüüd vaadata, mis on Vene president läbi aastate lõikes rääkinud, ta on ju põhimõtteliselt kogu aeg rääkinud, ärge tulge edasi, palun ärge tulge edasi. Nüüd on jõutud sinna maale, kus enam taganeda ei ole võimalik. Kui nüüd juba Ukraina astub ka NATO-sse, tuuakse sinna strateegilised ründerelvad sisse, siis ta ütleb, et meil ei ole mitte mingisugust garantiid. Piltlikult öeldes meil ongi seljadega Moskva. Et me oleme püüdnud kogu aeg diplomaatiliselt ja rahulikult asju ajada, aga nüüd, kui te olete ju kõik väitnud, et nii kui Gruusia ja Ukraina astuvad NATO-sse ja see on ju täiesti normaalne ja loomulik ja kõigil on, et meil on avatud uste poliitika ja nad võivad sinna astuda, kuigi mitte kusagil ei ole paberi peal kirjas, et nad on selline avatud uste poliitika ja kõik, kes koputavad, kõik vastu võetakse. Seal on ju öeldud niimoodi, et ju NATO liikmesriigid ise otsustavad, keda sinna vastu võtavad ja mitte, aga see on seesama ülbus ja seesama kõrkus, et me sellele venelasele näitame, sest Venemaad ei peeta ju tegelikult ju mitte millekski. Ja miks nad seda Venemaad ei pea? No kuidas me saame Venemaad kellekski või milleski pidada, kui
see riik ei pea kinni oma lubadustest ja valetab kogu aeg. No kuidas sa saad sellise riigiga siis, no ma üldse ei imesta, kui jah, varsti on see riik nagu peale 39. aasta Soome ründamist visatada Rahvaste Liidust välja. Ma üldse ei imesta, kui varsti visatakse Venemaa ÜRO-st välja. Vot, see on, ma arvan, et varsti, et elame-näeme. Jaa, sellepärast, et me teame ju kõik omal ajal, kui oli Venemaal tõesti Nõukogude Liidu laguminemine, see periood, kui Venemaal oli presidendiks Jeltsin, siis mis siis oli? Siis Jeltsin ju põhimõtteliselt müüs meid ju lääne poole maha. No siin hakkab jälle Kremli poliitika või Kremli-meelsete siis propaganda. No tuletke meelde, millises seisus oli Venemaa, kui ta lagunes Nõukogude Liit, mis oli, no, me ju ise tulime Nõukogude Liidust välja, meil oli põhimõtteliselt paljas tagumik ja vaesed kui kirikurotid. Ja sama seis oli ka Venemaal. Need olid nälgas ja neil ei jäänud muud üle, et mitte nälga surra, et saada lääne tuge, kuidas NATO lennukid vedasid sööki Venemaale 90. aastatel, 95. mäletan ise, kuidas Moskva tänavatel müüdi kanajalgu, kuigi neile anti tasuta, aga venelased hakkasid müüma seda humanitaarabi, mida neile jagati tasuta läänest. Ta sai tohutu raha Ameerika valitsuse käest põhimõtteliselt et Poola astuks NATO-sse, tal ei olnud selle vastu tookord midagi ja meie Baltikum läheks rahulikult lääne mõjusfääri, et Vene sõjavägisid välja viiakse. Mitte, et läheksid lääne mõjusfääri. Kohe peale Nõukogude Liidust vabanemist meil oli ju kohe algusest saati kohe oli öeldud, et meie eesmärk on pääseda Euroliitu ja NATOsse. Et kui me oleks jäänud nii, nagu need siin soovitavad, nagu Soome peab olema neutraalne riik, mis te arvate, kas meil, kui me oleks siia jäänud niinimetatud neutraalseks, et kas meil poleks olnud sellist situatsiooni, nagu oli Tšetšeenias, nagu oli Gruusias, Moldaavias. Mäletate ju, 95. kui ma nüüd ei eksi või 90. aastate alguses Narvas oli ju situatsioon, kus narvakad tahtsid kangesti teha Narva rahvavabariiki. Oli situatsioon ja Vene väed olid piiri ääres. Õnneks saadi maha rahustada need separatistid ja nüüd ma arvan, et on need narvakad õnnelikud, et nad ei läinud nii kaugele ja ei tulnud Vene tankid sisse ja Narva ei tehtud maatasa. Need olid kõik kokkulepped läänega. See, et tänased meil on kogu aeg pähe taotud, et me laulsime ennast vabaks, noh ei inimesed. Selle peale mõtleks, et viina võtame me kõik, aga mõnikord me saame ka kaineks või tihtilugu, eks. Aga no ma vaatan, et see mees pole kaineks siiamaani saanud. Need, kes seda juttu räägivad, need inimesed, ma ei tea, miks nad seda teevad, on sellel mingisugune eesmärk, on nad lihtsalt puudulike teadmistega meie lähiajaloost, no ma ei tea seda, eks. Aga ma arvan, et põhimõtteliselt jah, niimoodi see asi välja näebki. Aga kui me vaatame propagandasõja poole pealt, siis peab ütlema, et venelastel läheb nagu praegu paremini, et nemad saavad sealt ühe võidu teise järel. Aga kuidas toimub see propaganda? Vaata... No ühe võidu teise järel. No kui me vaatame seda võitu, ma ei tea, kas te saate seda võiduks nimetada, kui on juba ligi 90 000 surnud venelast Ukrainas ja aasta lõpuks kindlasti tuleb 100 000 täis. Et kas te nimetate seda sõjaks, või vabandan, et kas te nimetate seda võiduks ja no üks nagu point ongi, et miks paljud riigid ja riigijuhid ei taha sõtta minna, kuna nad ei taha võtta enda peale seda vastutust, et hakkaksid sõjas langema nende kodanikud. Väga huvitav on näiteks meie lehest lugeda, kui Ameerika luureagentuuri või ma ei tea, keskagentuuri või kuidas me seda kutsume, selle kõige tähtsam mees arvab, et Venemaa tuleb
kallale arvab. No Eesti rahvas teab, kalkun karvas, et munes, aga vaata, mis õue peale, muru peale tuli. No polnud see muna, eks ju. Täpselt samamoodi nad kõik arvavad. Aga milline on Vene propaganda eelis? Vene propaganda väga paljudel juhtudel ei anna hinnanguid, vaid toob kõik need intervjuud, mida siis ka lääne pool räägib, alates Ameerika, NATO esindajatest, Ameerika presidendist, no kõik see jutt, see tuuakse kokku, see lastakse rahval vaadata ja öelda, et aga te vaadake, mida nad suust välja ajavad. No siin on näha jah, et see mees on jah, suur Vene propaganda ohver, et usub seda. No me ju teame jah, et just nimelt meil on vaba meedia ja sa saad vabalt lugeda nii igasuguste liberaalsete poliitikute kui ka selliste poliitikute mula, aga sul peavad ka olema enda ajud. Venemaal see nii asi ei ole, kuna Venemaal kogu meedia on riigi käpa all ja seal ei saa rääkida sellist riigivastast juttu, nagu siin see mees räägib põhimõtteliselt meie riigivastast juttu ja levitab siin meile vaenuliku riigi propagandat. Ja need inimesed, kes teavad, kes on haritud, mõtlemisvõimelised ja need näevad seda kõike. Ja kui sa näed sulaselget hullust, kui sa näed näiteks Ameerika presidenti rääkimas, kes kandke mulle andeks, aga tuginedes oma pikaajalisele sotsiaaltöö kogemusele, tahaks ma talle hakata diagnoosi panema. No võtame nüüd Ameerika presidendi ja võtame Vene presidendi. Õnneks Ameerikas presidendil ei ole nii palju võimu ja ta võib tõesti ajada ükskõik millist mula suust välja. Aga see ei ole mingi seadus ja keegi ei hakka seda täitma, kuna seal on ikkagi kongress ja valijamehed ja valitsus otsustab, mida ja kuidas. Aga Venemaal on üks tsaar, üks füürer, nagu Hitleri ajal, et see on seadus, mis see füürer välja ütleb ja nii tehakse. Ja proovi sa hakata vastu, proovi sa teha midagi vastu sellele tsaarile või füürerile, siis on lõpp sinu poliitilisele karjäärile kohe tulemas. Kuigi ma saan aru, et see on väga utreeritud, aga põhimõtteliselt nii see ka on ja see ei ole ka ainult ju minu seisukoht, seda räägib ju pool Ameerika rahvast. Et kui vaadata seda, et seda räägib pool Ameerika rahvast. Huvitav, kes on see tema sõber pool Ameerika rahvast? millise kaaluga on ühed või teise poolt tulev informatsioon, siis on väga palju Venemaal selliseid huvitavaid saateid, mis otse peegeldavad ja isegi mitte omapoolseid seisukohti andes, vaid Vot, siit hakkab tulema, nüüd kuulake, keda see mees kuulab. Nad näitavad, mis tegelikult sünnib. Ja vaat see on see Vene põhimõtteliselt propaganda tugevus. No kõige toredam selle juures on see, et kui nüüd venelased, kes siis niimoodi väidetavalt on Vene propaganda esikujud, Solovjov ja Ma ei suuda, Ai jumal küll, ma ei suuda. Ai jumal küll. Solovjov. No, laseme edasi. 60 minutit, mis tehakse saadet ja kui ta on suhelnud nüüd CNN ja paljude selliste oma kolleegidega ja siis ta on küsinud, et ta ütleb ka nimeliselt välja, et ma temaga rääkisin, ütlen, sa kogu aeg kajastad meie sündmusi ja Venemaad ja kõik, et kas sa saad aru, mida meie räägime? Hei, ma ei oska vene keelt, ma pole sõnagi aru, mis venelased räägivad. No kuidas me saame nimetada seda inimest eksperdiks, et ta isegi ei saa aru, mida venelased räägivad, aga ta on jube tark ja ta teab kõik täpselt, kuidas asi on. Kui me võtame tavalise vene inimese, täpselt sama saan mina väita kõigi venelaste kohta Venemaal. Neil on samamoodi see probleem, et nad peale vene keele nad mitte midagi muud ei jagagi. Nad ei saa mitte millestki aru. Aga siin mees nüüd väidab, et meie suur probleemiks on see, et me ei oska vene keelt. Et kuna ma seda vene keelt oskan, siis mõtlesingi, et hea küll, et nemad teevad oma propagandat ja siis
ma pean ju ka neile midagi vastu pakkuma ja kasutan siis seda oma oskust ära, kuid õnneks jah, mul lapsed ja õnneks paljud soomlased jah ei kuule ega ei saa sellest solgist aru, mida nende kohta räägitakse. No, ütleme nii, et nad säästavad oma närve. Kui nad kõike kuuleks, kõigest aru saaks, mida need propagandistid seal räägivad, no ja tuleks ka neile mõni hallkarv pähe. Samamoodi on need, kes Vene poolt seda teevad, on kultuurseid ja haritud inimesed, kellel kõigil on inglise keel puhtalt suus. Nii et võt siin hakkabki Kellel kõigil on inglise keel suus? No hea on vahutada, aga võt, tõestust ei ole. Kellel neil kõigil? Tahaks teada huvi pärast. See tase pihta, et noh, mis me sellest vene keelest oskame, et me teame niigi, kuidas asjad tegelikult käivad, aga... Ja Solovjov oli ka kunagi jooksis muidugi Ameerikasse ja sealt ta muidugi jooksis minema. Ei olnud rahul vist ja ei saanud hakkama. Seda küll, Solovjovi kohta ja tean, et see jooksis Ameerikast minema. Oli seal paljugi, kes on sealt ära jooksnud ja on palju... kes pole sinnani jõudnud, aga kõik need Vene propagandistid miski pärast on saatnud oma lapsed õppima Ameerikasse. Nende lapsed elavad Ameerikas ja kiruvad seda. Nii Inglismaal ja Ameerikas elavad ja õpivad nende võsukesed. Aga miks nad ei õpi siis selles heal Venemaal? See on küsimus. Kas ikka teame? Aga vaatame asju natuke detailsemalt. Missugused on siis tegelikult Putini eesmärgid? Millal Putin võib öelda, et tema on sellest olukorrast tulnud võidumehena välja? Putin tuleb sellest olukorrast võidumehena välja täpselt siis, kui NATO on Ida-Euroopast niimoodi tagasi tõmmanud, tema riiki enam strateegiliste ründerelvadega ei ähvardata ja on ka liikunud läbi ju ka sellised ütlused, et ka jänkid võtku oma tuumarelvad ja viigu oma tuumarelvad Ameerikasse tagasi, mis nad ära näe undki ja millisest tuumarelvast sa räägid? Tahad väita nüüd, et Eestis on tuumarelvad või? No mehel ei ole vist küll selle kapsaga kõik korras. Täna baseeruvad Euroopas, sest et iga tuumariik hoidku oma tuumarelvi oma kodus, mitte ei... Sakslastel on, kujutan ette ikkagi oma tuumarelvad, mitte ameeriklaste tuumarelvad, nii et ära jahud. Teistesse riikidesse ja kui nad seda ei kuula ja nad ei taha sellest aru saada, siis me oleme sunnitud need tuumarelvad lihtsalt ära hävitama. Kas jänkid ja Lääne-Euroopa võtavad seda nõudmist kuulda? Kas see juhtub? No vaata, kui me praegu vaatad seda retoorikat, mida see propaganda ja ütlus sisaldab, siis on see ju kõlab läbi ju igast intervjuust. Kui nüüd Putin ründab Ukrainat, siis ta alles saab tunda meie tõsiseid sanktsioone. Sanktsioonide ema on tema pole teed ja siis ta alles ja siis me võtame kõik Kremliga seotud isikud, nende lapsed ja nende vara ja me võtame kõik ilusasti kenasti pihtide vahel ja võt siis ta alles näete, me pitsitame suruma teed majanduslikult nurka. No venelane ütleb selle peale väga ilusasti, et palju õnne, et aga British Petroleum on miljardeid investeerinud meie siia gaasi ja naftatoitlemise tehastesse, et aitäh selle eest, et te need niimoodi teinud olete, et me vastame teile täpselt nii, nagu teie meile ka nagu reaalselt teete, et see sanktsioonide jama peab olema põhimõtteliselt nagu lõppenud ja kui te käitute, siis me käitumegi vastavalt. Ära näe undki, et sanktsioonid jäävad, sanktsioonid tulevad ja sanktsioonid on üks kõige, ütleme, humaansemaid venelase siis taltsutamise viis, kuna läbi sanktsioonide ei hukku meie kodanikud, me ei pea neid saatma sõtta ja alustame sanktsioonidest, kui siis venelane aru ei taha saada ja eks vaatame, kuhu asi edasi läheb. Ja mina näiteks, see on tohutu spekulatsioon, kui mõelda või analüüsida edasi, näiteks kujutage ette nüüd, kui ühel hetkel Venemaa valitsus, ütleme Putin, eks, saadab Eesti valitsusele noodi, ütleb, et me anname teile 30 päeva aega, et NATO väed oleksid meie piiri äärest kadunud.
ja kui te seda ei tee, siis 35. päeval täpselt sellel kellaajal, sellel kuupäeval toimub raketirünnak näiteks nendele strateegilistele infrastruktuuri objektidele, mida siis NATO kasutab ja mida teie sõjavägi kasutab. Olge hea, viige elavjõud sealt minema, me laseme kogu teie süsteemi lihtsalt ribadeks. Alates Kellavere radarist lõpetades kõik muud, me lihtsalt laseme nad kõik rahuliku südamega õhku. Mis siis juhtub? Uskuge, mitte midagi ei juhtu. Need on ainult sinu väited, mis siis juhtub, mitte midagi ei juhtu. Need on sinu väited, Harrike. Ja uskuge mind, venelane ei julge esitada sellist ultimaatumit ja iga esimenegi rakett, mis Venemaa poolt lendab, saab raudselt vastulöögi. Nii et Harrike, jahvata edasi ja irmuta edasi inimesi. Ma loodan, et ükski mõistusega inimene ei usu su mula. Meie omad nutavad natukene ja lastakse kõik vastu taevast. Miks ma seda ütlen? Aga Süürias ju venelane käitus niimoodi. Süürias käitus ju venelane väga ilusasti, teatas ette ameeriklastele, et me nüüd sellel kellaajal, sellel kuupäeval laseme raketid sinna peale, viige oma elavjõud minema. Mul on ise näinud intervjuud, kus ameeriklased muidugi suhtusid sellele nagu ikka fa-fa, ei läinud mitte kuhugi, jäiki raketirünnak olla. Mina mäletan hoopis teist situatsiooni Süüriast, kus venelased uhkelt ja ülbelt läksid peale rünnakule, kus olid ka ameeriklased. Ameeriklased nägid liikumist enda poole, teatusid Venemaa poolseid inimesi sellest, ja küsisid, kas need on teie, et kui need on teie, tõmmake tagasi või saate löögi. Venelane väitis, ei, need ei ole meie, me ei ole siin, me ei puutu asjasse. Ja mis juhtus? Löödi ribadeks need Vene väed ja hukkunud oli seal, kui ma nüüd ei eksi, räägiti 400-500 hukkunust venelasest ja neil oli pärast ninanorgus ja mäletan, kuidas Zirinovski seal kuskil stuudios ja oli endast väljas, kuidas nad vastu lõugu ameeriklastelt said ja ei julgenud väita, et need olid nende väed. Nii et, Harri, ma kujutan ette, et seegi võib-olla on sinu vale, mida sa praegu Süüria kohta väitsid ja ma arvan, et iga inimene, kes seda minu väidet kuulis, võib kontrollida ja leiab selle. Kuidas Ameerika sõdurid, ohvitserid istusid reporteri ees, see on läänest tulnud ju materjal, see ei ole Vene propaganda, kui nad istusid, nutsid ja värisesid seal, issand, kui kole oli, see oli nii kole, kas te saate aru, me oleksime surma saanud. No, tule taevas appi, sa oled sõdur, eks ju. Sõduri kohus ongi surma saada. Kui sa sinna lähed ja sa arvad, et sa jalutad, et sa oled nagu mingisuguse... Vot siin tuli strateeg välja. Sõduri kohus on surma saada. No kujutage ette, kui teil oleks siuksed kuradi komandörid, kes saadavad sind surma lihtsalt, et sinu kohus on surma saada. Ohvitseri kohus on säästa oma kuradi sõdurite elusid ja kavandada rünnak nii või kaitse või rünnak ei ole vahet, et võimalikult vähem sinu sõdurid langeksid. Et sa tuleksid sealt võitjana välja. Aga see mees väidab, et sinu kohus on surma saada. Kuradi mees raisk. Mul ei ole sõnu lihtsalt. See oli jalutuskäigul. No võt, sellised sündmused võivad kõik juhtuda. Ja miks pärast nad kõik ütlevad seda, et küll siis venelane saab. See on tüüpiline hirmutamise taktika, sest omal teevad püksid püüli, sõeluvad püüli, sest ei tea, mis venelane ette võtab. Ja kui venelane ütleb, et me ei lähe sõjaga Ukrainasse, aga kui ta ütleb, et NATO peab olema kadunud, siis mina isiklikult suhtuksin sellesse ettepanekusse äärmiselt tõsiselt. Ja vaata, mis on veel hästi tore. Hästi tore on see, et nii mitmedki Euroopa riigid on saanud aru, et pagan, nüüd tuleb igaüks enda eest seista, et siin ei ole enam seda suurt kollektiivsust või kõik, mis me räägime. Nad hüppavad laiali nagu konnad. Mitu korda on Prantsuse president Macron Putinile helistanud 4-5? No ja Macroniks, aga võt siin hakkabki jälle see teine Kremli propaganda, mida nad loodavad, et kõik hüppavad laiali, kõik hakkavad ainult oma eest. Ei, see ei ole nii. Sellest näevad ainult und
Vene propagandistid, kes loodavad, et NATO ei kaitse kedagi oma liitlast ja no Macron on omaette kuradi frukt, et loomulikult mulle ka ei meeldi, kui ta käis seal ja soovitas Ukrainale ja Gruusiale, et loobuge oma nendest territooriumidest, et ei oleks sõda. Sellised poliitikud, ma ei arva neist mitte midagi, et ja kui me nüüd võtame näiteks selle Aserbaidžaani ja Armeenia konflikti, mis selle konflikti juured lähevad ka 90-ndatesse, kus no see on omaette teema ja Aserbaidžaan näiteks loobus Macronist, kuna Macron on ennast täis teinud nii Gruusias, nii Ukrainas, soovitades ukrainlastel loobuda oma territooriumidest, et oleks rahu. Vot tahaks küsida Macronilt, et kas ta oleks nõus loobuma näiteks Nitsast või Pariisist ja loovutada näiteks venelastele, et oleks Ukrainas rahu. Ma arvan, et vaevalt. Kordamist ja tahtnud hirmsasti kangesti rääkida. Ungari president sai Putiniga kokku, surusid kätt, ütlesid, Ungari ei võta ühtegi täiendavat NATO väeüksust enda territooriumile, 5 korda odavamalt sai gaasileping. Jah, võtame Ungari. Ungaril ei ole vajadus muidugi NATO vägedele, seal kuna Ungari ei oma ka ühist piiri Venemaaga, Ungari istub seal rahulikult Ukraina selja taga ja ei pea kartma, et mingid provokatsioonid tulevad. Tuletage meelde, kui ma nüüd ei eksi, oli see vist 58. aasta, kui nad omasid Nõukogude Liiduga ühist piiri ja Budapesti venelane sisse läks. Ungari on selle nüüd unustanud, et kuidas neid rünnati ja nüüd muidugi nad ei pea kartma, et Ukraina neid ründaks, kuna Ukraina neid kaitseb põhimõtteliselt. Ja ausalt öelda, jah, tänase päeva seis on juba nii, et Ungaris olen kuulnud juba vaikselt Orban hakkab ka teist laulu laulma. Alguses ta oli väga Kremli poolel ja seal ei lubanud humanitaarsaadetisi läbi Ungari ja Ukraina ja palju muud, millest ta keeldus aga nüüd hakkab vaikselt Orban seal ka meelt muutma. Oma riigi jaoks, kui Euroopa praegu, venelane pakub mõistuse pärast normaalset koostööd. Venelane ei lähe, ei dikteeri Ungaris, et nüüd tõmbate oma riigihoonele punase lipu üles ja hakkate oma riigi hümni asemel hakkate mängima vene hümni. Mitte midagi sellist. Venelane on alati pakkunud head, sõbralikku, konstruktiivset koostööd. Kõik need aastad, millal me see Nõukogude Liit lagunes. See on ja ma kõigi selle 30 aasta jooksul mäletan, kuidas Venemaa meile ainult rusikaid vibutanud ja hambaid näitanud. Ja kõige selle 30 aasta jooksul ei ole tundnud, et meie naaber oleks sõbralik. Nagu venelase praegune see taktika ja strateegia. No Lääne-Euroopa lisaks kõigele on oma rohepöörde olukorras ju selgelt kahvlist. Nad vajavad Vene gaasi nagu õhku. Loomulikult ja kui ma ei saagi aru või tähendab, kui kõrvalt vaatad, siis see Venemaa rahulikkus ja väljapeetus nende sanktsioonide valguses on ju tegelikult lausa hämmastav. Ja, väga ilusad sõnad. Lausa hämmastav. Ja. Et gaasiga on ka situatsioon juba vaikselt teine, et gaasitorusid ei ole. Venelane vist lasi selle ise õhku, kuna kui te mõtlete, et kellel oli kasulik gaasitorude hävitamine, siis kasulik oli see eeskõige ainult venelasele endale, Gazpromile, kuna selgitan. Venelane tahab Euroopat kiusata ja ei tahab, et siis Euroopa poliitika käänduks venelasele meelepäraseks, siis loomulikult kraan kinni. Aga ta ei saa lihtsalt niisama kraani kinni keerata, kuna neil on lepingud. Neil on lepingud Euroopaga, et peavad gaasi müüma nii ja nii palju. Ja et kui venelane rikub seda lepingut, siis loomulikult tulevad trahvid. Trahvi nagu maksta ka ei taha, siis mis jääb üle?
toru õhku lasta ja öelda, et andke andeks, no me ei ole süüdi, me ei tea, me ei saa teile gaasi anda, toru on katki. Aga nii palju kui tean, jah, Norras on juba siin vaikselt võetud kasutusele uusi gaasimaardleid ja et saada müüa gaasi Euroopasse, siis alles siin mõni päev tagasi lugesin või kuulsin raadiost, räägiti Katar tegi Saksaga pikaajalise gaasi ostumüügilepingu. Nii et arrekene, gaas ei ole maailmast kadunud ja Putin võib ise nüüd nuusutada oma gaasi seal ja peeretada või teha mida tahab oma gaasiga seal. No kui taktitundeline ja rahulik on Venemaa president, sest oleks seal mingisugune selline temperamentsem inimene, ütleme näiteks kas või mina, ma oleks ammu ilma keeranud neil vastu kraanid kinni, et ahah, te tulete konnad hüppama, ma võtan kätte ja tõmban selle gaasikraani kinni, tõmban omal püksirihma tõesti koomale ja võtan põhimõtteliselt terve Euroopa jätan gaasist ilma. Vot siin ongi see point, Harrikenest, et sa ei saa aru, et sa võid ju temperamentne olla, aga jah, see ei anna sulle mõistust juurde, see temperament. See näitabki, kui rumal sa oled, et sa võid kraani kinni keerata, aga sul tulevad kohe ka trahvid. Nii et see, et raha jäi sulle tulemata gaasimüügist, lisaks tulevad ka trahvid sulle lepingute mitte täitmise eest. Ja mis nüüd välja tuleb, ameeriklased ju suure suuga lubasid, et pole viga midagi, venelase gaasi ei ole, me hakkame Euroopat valustama. Aga mis siis, kus asi tegelikult on? Siis kui ta läheb nüüd muts näpus igale poole üle maailma, kus toodetakse gaasi, et kuulge, et andke mulle gaasi, ma tahaksin nüüd Euroopasse vahendama hakates, kõik näitavad neile trääs, ütlevad, aga meil on pikaajalised lepingud, meie gaasi tarneressursid on pikkadeks aastateks broneeritud, me ei saa sealt vahelt välja võtta ka raha eest mitte, sellepärast, et see ei ole meie majandusele enam kasulik. Kas tõesti? No situatsioon on hetkel hoopis teine, et on Ameerikast juba tankerid tulnud ja reidil seisavad siin, alles oli kuu tagasi või millal lugesin, oli 35 gaasilaeva seisid reidil. Aga miks nad seisid kuskil? Nad seisid lihtsalt sellepärast, et nad ootasid, et gaasi hind läheb ülesse, et müüa siis gaasi. Et siin on ka muidugi probleem. Aga nagu mainisin, et Katariga tehti leping, Ameerikast on tulnud juba ka gaasilaevad, Norra avab uusi gaasimaardleid ja nii et ei ole midagi hullu. Nii et Venemaa, ma ei tea, mida teeb. No me ju näeme, kuidas Soome piiri ääres ja igal pool nad põletavad oma gaasi, kuna gaas ju tuleb, kuskile tuleb see panna ja venelased jäägi siis muud üle, müüa ei saa, siis nad lihtsalt põletavad ja ühesõnaga nende raha põleb praegust. Ja mis kõik huvitavam tuli, ma alles siin suhtlesin ka väga selliste erudeeritud tarkade inimestega, minu jaoks tarkade inimestega, siis need naersid, ütlesid, et üks gaasipartii, mis tuli siis nagu väidetavalt Euroopasse Ameerika vahendusel, tankerid, suurte gaasitank. Muidugi tore on seletada ja valetada siuksed, aga oleksid tuunud ka stuudiosse konkreetse tõestuse, et näed, sa väidad, et oli võetud proov ja see osutus Vene gaasiks, aga sul ei ole, sul on ainult tühjad sõnad. Siis kui võeti analüüsis, tuli välja, et see oli Vene gaas. Nii et põhimõtteliselt eks see tsirkus käib väga suurel ja laial rindel. Aga sa tõid mängu sanktsioonid Venemaa suhtes, ma olen aru saanud, et Prantsusmaa, Venemaa kogu aeg, Prantsusmaa, Saksamaa pidemalt Venemaad sanktsioonidega ähvardavad, aga miskipärast mulle jääb nagu küsitavaks, et kui sanktsioonid on välja kuulutatud, et kas siis Moskvas ja Peterburis enam BMW, Mercedese, luksusautosid, Hugo Bossi ülikondi ei müüda, Prantsusmaa delikatessid kaovad ka ära. Või ma eksin siin natuke? Ei, sa jumalast ei eksi, see äri käib ju kogu aeg, sa mäletad ju või näed, või oled näinud näiteks, kui meil olid suured sanktsioonid, et väidetavalt Venemaaga kaubavahendus peab olema piiratud ja nii edasi, siis meie teedelt sõitsid aga piiripunkti poole masinad, mis olid Mercedeseid täis jäid silma, eks ju. Kolonnide kaupa liikusid Venemaale uued Saksa kõrgtehnoloogilised masinad, eks noh. Aga Harri, kes nüüd naerab? Kes nüüd naerab? Palju nad sinna nüüd sõidavad enam? Venelane avab seal
Hiina Moskvitsi tehased ja no kes nüüd naerab, paljud, äärmiselt paljud firmad ja hirmust kaubelda riigiga, keda kutsuti terroristlikuks, on sealt lahkunud. Harri, nüüd on minu kord naerda vist. et võib öelda niimoodi, et ühtepidi me räägime mis iganes ja väga huvitav probleem ju kerkis üles nüüd ju ka Valgevenega, mis ka alles meie meediast läbi jooksis, et noh, et kujutage ette, et Valgevene müüb läbi Eesti transiidi nüüd oma toodet, oma väetisi ja põhimõtteliselt oma kütust cisternidega, no mis iganes, eks, et Eestist nüüd läheb läbi ja kuidas me nüüd siis rikume neid sanktsioone. No hea küll, meie laseme nad läbi, aga mul kerkis üks küsimus, millest ma nagu vastust ei saanud meie meediale tuginedes, et aga kuhu need asjad lähevad, kes see ostja on, kes see siis nagu lõpptarbija on, kellele siis need suured Ameerika poolt või lääne poolt kehtestatud sanktsioonid Valgevene vastu absoluutselt ei toimi, sest ta rahulikult ostab ja eestikene laseb siis oma selle transiidi siit või selle raudtee pealt selle kauba kõik ilusasti sinna sihtpunkti. Noh, küsimusi on ju tegelikult palju ja kui me seda niimoodi vaatame, siis elu käib rahulikult edasi. Ainukesed või kes siis tõesti küünte ja hammastega nendest kinni hoiavad, on ju meie valitsuse liikmed või meie riigi liikmed. Meie ju oleme võib-olla need esirusika vibutajad ja selle peale ma ütlengi, et olukord on ju ääretult niru, sest me oleme kaotanud iseenda riigi kõrvalt sellise olulise tähtsa ja strateegilise kaubanduspartneri. Piisaks näiteks praegu, kui Venemaa raiuks tõesti elektrijuhtmed, mis üle Narva lähevad Venemaale, sest et praegu me olemegi transiidimaa, sest Soomes toodetud elekter liigub läbi Eesti, liigub läbi Venemaa suure kaarega Leetu, sellepärast et Leedu ja Läti vahel on omavahel pisikene nigin-nagin elektriga, et saada Leedut varustada, siis me peame kasutama Vene elektriliine. No kujutad ette, kui venelane ütleb, et ahaa, nii, homme tulevad mehed kääridega lõikavad need juhtmed sealt posti otsast alla ja vot nii palju teile. Ta ei tee ju midagi sellist. Tal on kasulik ju see, et see elektriühendus on olemas. Pagan, aga see on ju kõigile kasulik. Ja ka see ei tähenda seda, et venelane ei läheb homne päev Helsingisse ja nõuab, et nendel lehviks ka punane lipp ja Soome hümni asemel oleks Vene hümn. Nad ei tee ju seda. Neil ei ole mõtet seda teha, neil ei ole vaja seda teha. Aga millegipärast meile kogu aeg tahetakse näidata ja rääkida, et just niimoodi see Venemaa tahabki käituda. Tuleme Eesti küsimuse juurde natukese aja pärast, aga ühe väga olulise teema tõi välja Andres Saukas, kes hiljuti siinsamas Välgatuste saate stuudios külas käis. Ukraina on tuumariik. Ukrainas on, kui mu mälu mind ei peta, 15 tuumareaktorit. Venelased teavad, mis on Tšernobõl. Muidugi teavad, kõik teavad, mis on Tšernobõl. Ja täiesti kindlalt, ja see on ka võib-olla üheks, no ma ei julge öelda, et see võiks olla üheks põhjuseks, aga see on argument, mingisugune argument, et sõjategevus Ukrainas ei tuleks mõistuse päraselt mõtlevale inimesele isegi pähe, et ta võiks minna ja hakata seal niimoodi sõdima. Ja mis on tulemus, Harri? Huvitav, kuidas sa vaataksid nüüd inimestele silma ja väitsid niimoodi kõigile sinisilmselt, et venelasel ei tule pähegi minna sinna sõdima. Aga tulemus on näha. Ainukene sõjategevuse variant võib olla see, kui tõesti Donetski vabariigi vastu korraldatakse provokatsioon. Aljoo, Harrikene, jälle räägid sa mingist Donetski vabariigist. Kas sa inimene tuled mõistusele, ei ole olemas mingit Donetski vabariike, on ajutiselt okupeeritud Ukraina territooriumid, kus mingid separatistid mängivad oma riiki. Ja Eestis ja siis mitte ainult Eestis, maailmas ei tunnustata neid riike. Ka sinu kallis Putin ei tunnustanud neid riikidena. Mis isegi läheb Ukraina presidendist nagu üle tema pea, sellepärast, et seal on nii palju lääne sõjaväeinstruktoreid, nõunikke, me pagan ei tea, mida seal tegelikult tehakse või plaanitakse, sest nad teeksid kõik lääne pool, et Venemaa sekkuks sellesse sõjategevusse. Kuigi ka Venemaa on öelnud, et meie regulaarväed ei peaks sugugi üle piiri minema. Meil on piisavalt selliseid rakette, millest ta pole undki läinud, käib korra kirkärr ja on kõik see vastase sõjaväegrupeering vastu taevast, see on kõik võimalik. No kirkärr käib ja mis on tulemus? Tulemus on see, et
Vene sõdurid surevad seal massiliselt ja nad ei ole saavutanud. No, ma mäletan jah, kuidas sinu lemmikud seal on Salavjovid ja Kisseljovid ja Skabejevad karjusid seal Satritnjada Kiieva, ühesõnaga eesti keeles 3 päevaga Kiievisse. No, ja tulemus on see, et löödi minema need sealt. nii et me ei tea, mis juhtuma hakkab ja noh, me saame loota ainult paremat ja see on täiesti õigus või täiesti tõsi, et need tuumareaktorid on ääretult suur oht. Me oleme ka näinud ju veel Fukushima tuumaelektrijaamas, kui tekkis avarii, mis seal siis juhtus, milline oli see saaste ulatuseks, need olid ju tegelikult kolossaalsed mõõtmed, eks, ja kui Kesk-Euroopas selline asi peaks juhtuma, no mismoodi jääks siis seal kõrval tema naabririigid puutumata, sest et kui me teame, kui Tšernobõli põhimõtteliselt oma paugu pani, siis Rootsi jõudis ju välja ja meilt läks Saaremaalt läksid üle need radioaktiivsed pilved. Noh, me ei saa öelda, et nad olid nüüd niivõrd eluohtlikud, aga terve see regioon või terve see piirkond on ju ikkagi täna siiamaale saastatud. Nii et kui, ma ei tea, ainult hull enesetapja võiks minna sinna niimoodi sõjaga peale. Aga ja nii need hullud sinna läksid, aga Harri veel tänapäeval õigustab neid seal. Vaadake seda tema viimaseid videosid, kus ta seal oma venekeelsete sõpradega, Johan Backman, siis ei ole küll nüüd venekeelne sõber, ta on küll soomekeelne, kuid valdab ka vene keelt. Ja vot sellised tema sõbrad on. Kokkuvõtte siis Ukraina president praegu, kui tõesti asi oleks nii hull, peaks ju ütlema, meid rünnatakse, me oleme ohus, palun aidake meid. Ometi, mida me kuuleme, on see, et palun ärge õhutage paanikat, et asi ei ole. Siin on just ka natukene vale väide, et Ukraina president kogu aeg toonitas ja toonitab siiamaani, et Venemaa agressioon Ukraina vastu ja aidake relvadega. Keegi ei nõua, et tulge nüüd oma vägedega sisse. Ukraina on valmis ja suudab iseennast kaitsta, kuid loomulikult, et ta vajab abi. Ja väga hea on see, et nüüd aina enam ja enam ka need inimesed, kes alguses takistasid selle abi jõudmist Ukraina, on hakanud siiski ka ise nüüd toetama rohkem ja rohkem. Ei ole päris nii, nagu te võib-olla tundub. No aga nii ta ütlebki. Aga talle ju püüdis sügavalt selgeks teha vastuseks Ameerika president oma telefonikõnes, et igal juhul on asi hull, igal juhul venelane tuleb, mitte tuleb, vallutab Kiievi ära, rüüstab ära terve Kiievi. See on ju sõna-sõnalt. Ja mis ta valesti ütles? Kõik need alad, kus venelane oli, ja ta rüüstas, tappis, vägistas, varastas. Me oleme ju seda näinud kõike. Ja tegelikult ma saan ka aru, miks see ka niimoodi on, sest et omal endal Ameerika siseprobleemid on täna kolossaalsed. Inflatsioon, peaaegu hüperinflatsioon seal. No siin tulevad jah, siin vanad Kremli hoiatused, et varsti dollar ei maksa enam midagi, dollar on paljas paber, ja ma leian selle pildi ka kohe ja näitan teile seda, nii, kus ta siin on. Vot siin on see pilt lehelt Pravda, 51. aasta 1. märts, kus siis ennustati Ameerika Ühendriikide dollar tühine, mitte millegiga siis kinnitatud paber. Aga mida me siis mäletame, 60-ndatel või oliks 60 aastal oli üks reform, see rublereform, võeti seal nullikese tagant ära, siis oli 90 aastal võeti seal mitmeid nullikese tagant ära. Vot miskipärast tundub, et see on Vene rubla, mis on paljas tühine lepaleht. Seega kuulame edasi. Ja kui
Ma olen näinud ka seda pressikonverentsi, kui ajakirjanik küsis ju Ameerika Ühendriikide presidendi käest inflatsiooni kohta, siis ta sai ju vastuseks, mida sa esitad siin lolle küsimusi. Kuradi koerapoeg siuke. Noh, saad aru, ühesõnaga ära räägime parem Ukrainast, räägime parem Venest, räägime mitu tundi sellest, eks, aga ärme puudutame neid probleeme, mis on siseriiklikult ääretult teravad, sest et noh, me ju teame, et kahe erineva suure poliitilise jõu vastasseis Ameerikas on ikkagi niivõrd suur, et ega ma üldse imesta, kui Ameerika on jälle järjekordse kodusõja lävel. Nii et paratamatult ajaloost on teada, et igasuguste siseprobleemide lahendamiseks on üks väike võidukas sõda alati kuskil mujal tunduvalt parem ja hoiab oma riigis nagu elu järel. Nii et ma ei tea. Aga tuleme nüüd Eesti juurde. Missugused on Eesti Vabariigi valikud praeguses olukorras, mis ilmselgelt on terav? Kui me nüüd vaatame päris ausalt, siis me võiksime võtta Ungarist eeskuju. Sellepärast, et see, mida tegi Ungari president, on sellele riigile ja rahvale väga kasulik. Ma ei tea küll, mida Ungari president tegi, aga jah, Orban oma valitsusega oli väga Kremli-meelne, et kui me võrdleme näiteks konservatiive, Ungari ja Poola konservatiive, siis Poola konservatiivid mul meeldivad nagu rohkem, nad ei langenud Putini siis õnge ja teevad väga hästi, kuidas 39. aastal koos sakslastega nad ründasid Poolat ja ungarlased kahjuks 58. aasta unustasid. Kuulame edasi. Ja mina leian, et põhimõtteliselt me peaksime, ma olen seda kogu aeg öelnud, ma olen seda kogu aeg arvanud ja ma olen selles veendunud, et Eesti peaks olema täielikult neutraalne riik selles nagu põhimõtteliselt nagu Soome ja ära näe undki. See annaks kohe loomulikult venelase võimaluse teha Eestis täpselt sama, mida ta tegi nüüd Ukrainas. Ukraina oli põhimõtteliselt neutraalne riik. Kuna Ukrainal ei olnud vajadust liituda NATO-ga, sest et Venemaa, Ameerika Ühendriigid ja Inglismaa lubasid garanteerida Ukraina terviklikkuse ja puutumatuse, kuid nagu me nüüd juba ajaloost teame, Venemaa rikkus jälle oma lubadust. Nii et Harri, Eestist ei tule kunagi neutraalset riiki. Me olime ka neutraalsed ju samamoodi 39. aastal, üritasime olla neutraalsed. Samamoodi Soome üritas olla neutraalne, aga näed, venelane tuli kallale. Ja praegusel juhul me peaksime oma naabritega igal juhul paremini hakkama saama. Aga Brüsselile see ei meeldiks ju. No aga tekib nüüd küsimus, mis on siis meie valitsuse jaoks tegelikult tähtsam? Kas nende isiklik heaolu, kas nende ninaesine või oma riigi ja rahva heaolu? Ja selle küsimusega oleks pidanud väga tõsiselt hakkama tegelema juba 30 aastat tagasi. Siis, kui me oleksime pidanud hakkama oma riiki arendama, oma plaani ellu viima. Sest ma olen kuulnud väga meie Eesti riigi tipp-poliitikute suust sellist seisukohta, et meil oli 2 plaani. Esimene Euroopa Liit, teine NATO või siis vastupidi. Aga meil nagu rohkem mõtted ei ole. Edasi. Tuleta meelde, et Harri on endine keskerakondlane ja nagu siin täna üks sõber just kirjutas, et endisi keskerakondlasi pole, nagu ei ole olemas endisi kommuniste. Ja kommunistiks inimesed hakkasid ikkagi veendumuse pärast ja ma arvan, et Harril oli ka mingid veendumused, kui ta temast tuli keskerakondlane ja neil oli ju selged seisukohad ja ärge unustage, Keskerakonnal oli ju ka Ühtse Venemaaga oli leping, nii et ärge uskuge neid mehi, kes nüüd siin kirjavate uute loosungutega tulevad välja. Täpselt samamoodi nagu see Aivo Peterson, kes on lausa 2 korda minu meelest, kui ma nüüd ei eksi, olnud Keskerakonnas, ta on olnud ka sotsiaaldemokraatide pundis ja nüüd siin ka Harri, kes on endine kesik, teeb siin üritab ennast kirjavate sulgedega ehtida ja kirjab siin meile ilusad kukelaulukesi. See läheb kõik nii, nagu Jumal juhatab. Aga üks väike rahvas, üks väike riik, tuginedes oma põhiseadusele, oma
oma põhiseaduse preambulis välja öeldud kontseptsioonile, mida me tahaksime näha, et meie riik ja rahvas säiliks ja meie kultuur ja meie keel säiliks läbi aastate. See tähendab seda, et selles hullus globaliseeruvas maailmas me peaksime suutma iseennast rahvana ja riigina kehtestada. Mitte mängima suurte riikide mängu, kus me lihtsalt lõhustume, lahustame kogu selles kultuuride virvarris. Need küsimus on see, et mida me tegelikult tahame. Ja mina ütlen eestlasena, mina tahan 100%, et meie kultuur, meie territooriumil säiliks sellisena, nagu ta on, ja et me suudaksime oma lastele ka pärandada elamisväärse riigi, ka sellise, mida me tegelikult tahaksime neile pärandada. Aga tänaste valitsejate mentaliteeti, arvamust ja põhimõtteid arvestades ma ei ole kaugeltki kindel, et me seda ka suudaksime. Ütlen ausalt, Harri, et sinu tegevused, kui need ellu viia ja sinu poliitilised vaated, kui sind päästa kuskile võimule, siis just nimelt need sinu tegevus on tagajärjeks, et hävib see riik, hävib see kultuur, hävib see keel. Nii et Harrikene me ei taha seda kurba tulevikku, mida sa tahad meile nii lillelisena siin kõigile kuvada. Ma ei tea. Suurte riikide vahelistes suhetes oleme lõppkokkuvõttes ainult peenraha. Täna on see laual, homme on kuskil mujal. Aga me oleme ju iseennast ju peenrahana maha mänginud. Oleme ikka päris ausad. Kas soomlane mängis ennast peenrahana maha? Ei mänginud ju. Oli talvesõda, mis põhimõtteliselt künti hammastega mindi vastu. Mida meie tegime? Me olime nõus, me lubasime baasid sisse. Ja pole ise kõrval seisnud, aga nii mitmedki autoriteetsed allikad on väitnud, et Vene rahaga osteti meie riigi juhid ära, kes siis tegelikult olid nõus baase sisse laskma. Jah, kuigi jälle rahvale mängitakse maha stsenaarium, et see oli meie rahva jaoks parim valik, ei olnud võib-olla parimat valikut, siis vähemalt ei oleks saanud täna keegi öelda, et me vabatahtlikult ise astusime, või muutsime oma riigi korda. Me hakkasime ju kõigepealt Eesti Nõukogude sotsialistlikuks vabariigiks ja pärast seda me tegime ju Venemaal ettepaneku liita Eesti Nõukogude Liidu koosseisu. Kõigi nende kohta on ju olemas ametlikud dokumendid, palved ja paberid ja kes mängisid kaasa? Sinu need dokumendid ja ametlikud paberid on, enamus on, mille peal sina oma jutukese üles oled ehitanud, on kõik ju kommude paber. Ja sa küll väidad siin õieti, et see oli viga, aga sinu poliitilise propaganda idee ongi see, et natukene ka tõtt visata meie ajaloost ja siis natukene sinna juurde ka valetada, et kõik tunduks nagu tõene. Ja siin sa küll väidad, et oli paha, et kommud tulid meile, kuid sinu tegevus viib jälle selleni, et ükskord sina tahad viia meid neutraalseks, et me ei oleks NATO-s, et me ei oleks Euroliidus. Selle tagajärg ongi ju see, et venelane toob taas oma kuradi sõjaväe ja oma võimu siia sisse. Meie omad Eesti kommunistid, meie oma rahvuskaaslased. Et hakata nüüd siin päris süüdistama täielikult venelast, selle asemel, et võtta relv kätte ja öelda ei, mitte üks toll ja polnud ju mida, nad ju niikuinii löödi lõpuks maa. Nad olid ju niikuinii lõpuks jalus, kui Mooramaa mees oli oma töö teinud ja Mooramaa mehed võisid rahulikult minema minna. Nii põhimõtteliselt see ka juhtus. Ja me oleksime saanud palju teistmoodi käituda. Täpselt samamoodi, kui me poleksime läinud rahvana kaasa selle klantspiltide ajalooga või selle ideoloogiaga, sest et nii kui me saime ju väidetavad Nõukogude Liidus ikkest vabaks, me tahtsime kõik olla paugu pealt elada nii nagu läänes, me tahtsime ruttu saada rikkaks. Meie mõistest oli kadunud selline arusaamine, et tegelikult töö ja tarkus on need, mis ühe riigi rahvale sotsiaalsed tagatised ja garanteerib. Harri muidugi unustab ka selle, et siin kirub ja vannub, et ruttu tahtsime saada rikkaks. Iseenesest võib ju vaadata minevikku, et millised me olime 30 aastat tagasi, kui me saime kerjustena väljusime sellest Nõukogude Liidust ja põhimõtteliselt püksiperse oli paljas.
Ja mis on tänane seis, et päris muljetavaldav siiski. Ja olen nõus, meil on palju probleeme, mis tahavad veel lahendamist ja see on hea, kui inimesed ei ole nõus valitsusega, et kritiseerivad, julgevad veel kritiseerida. No meil on see võimalus, mida näiteks ei ole Venemaal. Venemaal inimesed ei saa valitsust kritiseerida ja nad ei saa ka valida mitte midagi seal. Ja kui me võrdleme Eesti keskmist palka ja võrdleme Venemaa keskmist palka, Harri, siin on öö ja päev. Venemaa, mis sinu väitel on ilus ja vägev, rikas riik maavarade ja kõigi poolest, siis võt küsimus, Harri, ütle mulle, miks Venemaa keskmine palk on nii pisikene võrreldes Eesti keskmise palgaga ja mis sa tahad siis nüüd öelda, et me tahame endal sellist tulevikku nagu Venemaal? Harri, kui sulle meeldib Venemaa, siis Eesti poole pealt ei tee keegi takistust ja sa võid rahuliku südamega siit kolida sinna Venemaale ja elada üksinda selles õnnelikus ilusas maas, mis sulle meeldib. Nii et, Harri, head teed, võid kohvrit pakkida, keegi ei hakka sind vägisi kinni hoidma. Anna minna. Me ju Nõukogude Liidu ajal läksime iseseisvaks või saime iseseisvaks, siis meie riigi välisvalga ju praktiliselt ei olnud. Meil olid kõik võimalused võtta kätte, koopereeruda ja teha asjalikku koostööd. Ei, me valisime teise suuna, me nimetasime seda demokraatiaks, mis täna on muundunud või muutunud või ümber kujundatud ju praktiliselt Brüsseli diktaadiks. Iga inimene, kellel oleks mõistus peas valitsuses olnud, kui meil lennati suhkrutrahvidega selga, kus peame laiutama käsi, et kuulge, mis te segi läinud või? Mis kuradi suhkrutrahvid, millest te räägite, eks ju? See on meie suhkur. Midagi sellist ei olnud. Kõigil oli müts maas, täpselt jälle mõisatalli minek, võtke nüüd ise tagumikud paljaks, võtke sealt need soolveis leotatud vitsad ja me siis tõmbame teile paar sahmakat mööda tagumikku, et oleksite head ja kuulekad. Täpselt samasugune mentaliteet. Ja vaidle vastu. Ei vaidle, aga missugused oleks konkreetsed sammud praegusel hetkel, mida Eesti Vabariigil oleks mõistlik astuda, et tagada seesama meie rahva ja riigi edasi keskmine, millele sa hetk tagasi osundasid? Jah, enne kui ta hakkab vastama, tulid ka endal mõtted Euroliidust. Jah, ega ma ka nüüd ei ütle, et Euroliidus ka kõik ilus ja lilleline on, aga veel kord ütlen, Harri, meil on õigus kritiseerida, meil on õigus öelda oma arvamus ja selleks on ka meil oma saadikud Euroliidu Brüsseli kontoris, kes seisavad meie eest ja keegi ju neil seal suud kinni ei pane. Seega, jah, mulle ei meeldi, kui Euroliit muutub majandusliidust poliitiliseks liiduks. Siiski iga riik, jah, peaks ka saama oma arvamuse öelda ja no vaatame, mis siis tuleb. Igal juhul väidan, et valida kahest pahast oli see siiski parem variant, kui oleks jäänud liitu Venemaaga. Ma ütleksin selle peale väga ilusasti, et aitäh, ma ei soovi siia ühtegi täiendavat NATO väeüksust põhimõtteliselt siia ja me ei näe, et NATO vihmavari meid üldse suudab kaitsta millegi. No see on sinu arvamus, et meie näeme, et see on hea, kui siin on meie liitlased ja ma ei näe mingit pointi, ütlen veel kord, ma ei näe mingit pointi, kui liitlased seal ka meie Ameerika liitlased istuvad kuskil keset Euroopat, Saksamaal, kus sakslase keegi ei ohusta. Jah, liitlased peavad olema praegust ikkagi siin piiri peal, kuna see hull naaber väitis ka ukrainlastele ju, et neil ei ole mingit kavatsust Ukrainat rünnata, aga tulemus on ju näha. Sõda käib juba 9. kuud. Pigem muudab see meid sõjatandriks globaalse konflikti puhul ja me arvame, et Eesti riigi ja rahva seisukohalt oleks võtta täielikult neutraalne positsioon ja seda ka järgida.
Kas usud, et Eesti ja Venemaa vahel on võistlik ja üldse võimalik sisse seada mõistlikud diplomaatilised suhted? Kindlasti on. Aga mida selleks oleks vaja teha? Tahet, head tahet, mitte olla kammitsetud nendest dogmadest, sellest taagast, mis meid kogu aeg on saatnud. Tuleb lihtsalt vaadata tulevikku ja mõelda, kuidas käituda positiivselt edasi. Kas Venemaa võtab Eestit tõsiselt? Vaata, venelased on üks hästi tore ja huvitav rahvas. Venelane austab kõigepealt neid, kes ennast ise austavad. Kui sa oled jälle kuskil mingisugune, kellegi tõugata lükata, siis ega sinusse suhtutaksegi niimoodi. Või väikese rahva jaoks on tohutult oluline seesama rahvuslik identiteet ja eneseväärikus. Sest ma küsin, kus on täna Eesti eneseväärikus? No ma ütleks nii, et venelasel ei ole, venelase siiski, kuidas mina iseloomustaksin Venemaa venelasi, neid võiks siiski iseloomustada nii, et nad kardavad, et see, keda nad kardavad, seda nad austavad, aga kui me siin austaksime, et nemad siis ka meid austavad, see ei lähe päris hästi nii. Et venelane peab kartma ja see on ju näha pärast, kuidas nad kardavad Putinit ja kõik seda Putinit austavad. Näha on väga selgelt ka, et Harri, sina kardad Putinit ja sa austad seda Putinit. Kui me oleksime väärikad ja me ütleksime näiteks Venemaale, et nii nagu on öelnud Putin ise, kuule, me kuulasime sind. Davайте žить дружно. Hakkame sõbralikult elama. Vaatame, mida me saaksime teha ühiselt, eks, ja teeme niimoodi, et sinimustvalge on nii Toompeal, kui sinimustvalge on ka meil Kadriorus, eks, aga meie oleme siin, teie olete seal, vaatame, kuidas me saame ühiselt elu edendada. Ja ma olen surmkindel, et Venemaa ütleb selle peale ainult, et tere tulemast. No ma ei ole selles kindel. Sa võid seda uskuda, aga mina seda ei usu. Millega võiksime tänase vestluse kokku võtta? Positiivse noodiga kindlasti. Positiivse noodiga selles suhtes, et ma loodan südamest. Me kõik loodame. Ma arvan, terve Eesti rahvas loodab. Et võidab lõpuks ikkagi kaine mõistus. Ja me ei lase ennast kaasa kiskuda lääne sellesse samasse intriigi, mis meid täna tegelikult eksistentsiaalselt ohustab. Siin tuleb jälle see Kremli propaganda välja. Kõiges on süüdi lääs. Et kui venelane ei saa aru, mis tähendab sõna diplomaatia, et arutada selgeks kõik oma probleemid diplomaatilisel teel, aga selle asemel ta ronib sõjaga ja läheb tapma neid inimesi. No Harri, ei me ei usu su jama. Nii et positiivne on see, et sain näidata, et siiski et sinu jutt on kõik vale ja sa oled Kremli palgal. Et siin peaks küll hakkama nagu väga tõsiselt mõtlema ja see on ka nüüd ikkagi üleskutse kõikide meile juhtpoliitikutele, et aitab inimesed sellest levitamisest. Aeg oleks ajada selg sirgu ja öelda, et ei, me seda tsirkust kaasa ei mängi. Et see on meie riigi ja rahva jaoks liiga ohtlik. Ja ma ei tea, ma tõesti ausalt ei tea, kas meie riigijuhtides on kellelgi nii palju karismaatilisust, ma ütleks viisakalt, et nad suudaks ja saaks selle asjaga hakkama. Aga ma kardan, et ei ole. Saame näha. Aitäh sulle, Harri, selle tänase meeldiva vestluse eest. Soovin sulle, su lähedastele, su perele kõike head, püsige terved ja kui sulle sobib, kohtume ühel hetkel siin Objektiivi stuudios uuesti. Aitäh kutsumast ja ma usun, et kui me nüüd näeme, kuidas sündmuste käik läheb, eks me siis oleme ka siin täna saates välja öelnud nii ühte kui teist ja ka mingisuguseid ennustusi. Eks me siis vaatame, kas meie mõtted või tõekspidamised pidasid vett või nad ei pidanud. Nii et aitäh kutsumast ja alati. Ja. Vot nüüd näete, see intervjuu oli tehtud 9 kuud tagasi ja vot huvitav oleks nüüd kuulda selle mehe arvamus sellest jutust,
ja no, mida me siin oleme näinud? Oleme näinud, kuidas ta istub Kremli propagandistidega ühes paadis ja ma ei kujuta ette, kuhu need mehed aerutavad selle paadiga. No ma soovin jah, et nende tee läheb sinna Narva piiri taha. Et jah, sihukeste meestega meil ei ole ühisteed. No jah, selline siis tuli see pikk video ja tõestus, et Harri on Kremli-meelne ja tund ja praktiliselt 50 minutit. No, kirjutage oma arvamus. Sain mina millestki valesti aru või ei jaga see mees mitte millestki. Okei, kõigile head päeva. Русский город! Таллин! Русский город! Минск! Русский город! Вильнюс! Русский город! Варшава! Русский город! Рига! Русский город! Берлин! Русский город! Стамбул! Русский город! Константинополь! Русский город! Наши ниги сядут в Риге! Наши танки будут в Праге! Наши ниги сядут в Риге!